Täna on eriti eriline episood. Liisi Parker on külas ja tänu sinule ma alustasin enda podcasti. Ma olen vist öelnud ka sulle. Ja ma tulingi, meil oli mõte käia podcastide, siis ma nägin, et selle jaoks ei ole tegelikult väga nagu peale hakkamist selles suhtes vaja. Tihti hullult mõtled üle, et mul peab olema see äge kaamera ja mikrofon ja sul olidki väiksed mikrofonid, telefonikaamera ja jumala edukas podcast. Nõus. Väga hea meel on siin olla. Tere. Jah, tere. Sulle ka. Kuidas sa ise üldse selle enda podcasti peale tulid? Kus su enda idee tuli? Mul oli hästi konkreetne tegelikult äratundmine sellega, et ma kuulasin seltskonnas, suvalistes seltskondades inimeste lugusid ja siis keegi räägib jälle, mida ta on teinud või mis äri loonud või kuidas mingid peresuhteid lahendanud. Ja need lood on olnud minu jaoks alati hästi huvitavad ja tohutu inspireerivad. Ja ühel hetkel tuli nagu see mõte, et aga need lood ei saa kunagi nagu laiemale. Lihtsalt neid räägitakse selles väikeses ringis ja kõik inimesed ei tahagi ja ei olegi vaja. Aga ma siis sellel hetkel tuli see teadmine, et ma loon selle kanali, kus need, kes tahavad, saavad siis nii-öelda inimene tänavalt saab tulla ja jagada oma lugu. Aga sul hakkasid kohe inimesed tulema ka või? Jaa, seda küll. Ja see on olnud teekond, ega minu podcast ei ole ju väga, mul saab 3 aastat ja mul ei ole väga palju episoode, sest ma teen hästi tunde järgi. Palju sul on? 47 on praegu, viimane oligi abikaasaga koos tegin. Kord kuus umbes? Umbes jah, aga ma ikka tegin alguses 2 korda kuus ilusti üle 2 nädala, aga mul on olnud pause, sest ma kuidagi tunnen, et see punnitamine nagu ei ole minu jaoks, et kui näiteks ei ole ühtegi mõtet, keda kutsuda või keegi inimene ei saa tulla, keda ma tahaks kutsuda, siis ongi, ma jätan selle rahule ja ma teen siis, kui tuleb see järgmine kord. No mul oli sama vahepeal ka, kus oli auk ja siis ma mõtlesin, et kas ma nüüd hakkan vägisi kedagi siia suruma või midagi sellist. Ma arvan, et see kaotab selle mõtte ära täiesti. Täpselt. Ja siis, kui ma alustasin, siis mul oligi hästi see, ega see idee on ikka sama, et ongi nagu pigem siis mitte nendele, kes on veel, ma ei tea, tuntud, rikkad ja ilusad on ju, aga samas on mu saates käinud need inimesi, kes on väga tuntud lihtsalt. Ja sellele ma ei ole ka kätt ette pannud, aga ma hoian seda joont, et seal oleks see joon, see on sees see point, et see inimese lugu on esikohal. Et ma ei tee sellist saadet, mida on väga palju ka, kus on mingi teema, näiteks keegi räägib hingamisest või joogast ja siis ta on seal mingi spetsialist on ju. Vaid minu saadete keskmes on inimese lugu ja miks ma sind kutsusin oma saatesse, sina pakkusid mulle sõber Steni, kellega meil on mega äge saade. Ja siis, aga kui sa rääkisid sellest oma vaimsest teest ja sellest, et sa oled elanud Aashramis ja siis oli jälle minu jaoks nii põnev, et siis ma vaata küsisin, et kas sa tahad seda enda lugu ka jagada. Ja, ma lihtsalt, ma ei oska, eile oli ka, kui mul oli Tiiduga podcastis, ta küsis ka, et mis ma seal tegin. Võib-olla ma ei ole sõnadega väga hea, ma olen alati arvanud, aga ma ei oska endast võib-olla nii hästi rääkida, aga mul üks sõber ka ütles, et sa võiks raamatu kirjutada, aga ma ei tea, võib-olla ma arvan, et lihtsalt asi ei ole väga kulminatsioonini veel jõudnud, et peaks raamatut kirjutama. Aga see ei peagi olema eluloo raamatuna. Alati võib vahepeal ka. Ma naljakas, et see teema kohe siia tuli, sest ma tegelikult kirjutan praegu oma esimest raamatut. Ongi nii, huvitav. Ei ole eluloo raamat. No mis sul on siis? Ma olen elanud sellist lisatud suhkrute vaba elu. Ma ütlen nii, sest suhkruvaba tekitab vahest segadust. Ma söön ikkagi puuvilju aga ma ei söö siis seda toitu, kuhu on pandud suhkrut juurde. Loengi silte ja kes on olnud teekond ja neid valikuid on väga-väga palju. Piiramisest on asi kaugel, see on väga põnev. Ja ühel hetkel ma hakkasin seda jagama Facebooki grupis ja siis jõudis minuni üks kirjastaja, kes ütles, et kas sa tahaksid sellest raamatu teha. Aga see oli juba paar aastat tagasi ja siis mul ei olnud seda äratundmist. Ja võt nüüd ma kuidagi aasta lõpus jõudsin sinna, et kuule, aga teeme siis. Et ma kirjutan sellest. Oota, kui ma natuke uurisin ka, ma lasin ikka väikse researchi sealt AI-st läbi. Üks asi oli see suhkruvaba värk, aga mis sa veel kuulajatele kontekstiks? Sa oled olnud life coach või siiamaani? No, ega seda ju keegi ära ei võta, aga
see pikk lugu lühikeselt siis on niimoodi, et ma olin terve elu palgatöötaja, käisin päevatööl, tegin müügijuhtimist, see on mulle väga alati meeldinud, turundust, õppinud olen ka turundust ja siis 4 aastat tagasi oli selline hetk, kus ma tundsin, et ma olen sellest tööst väsinud, sellest töökohast, nagu ei olnud enam huvitav käia. Oligi lihtsalt turunduspositsioon? Ma olin müügijuht, siis suur kliendi müügijuht hulgifirmas ja silme ei säranud enam ja siis ma tulin sealt ära ja siis ma otsustasin, et ma enam palgatööl ei lähe ja see otsus oli nii tugev, et see kandis mind 4 aastat ja see oli huvitav periood, sest et turundus oli alati mu kirg, aga ma ei olnud seda kunagi tööna teinud. Ma lihtsalt olin nagu natukene, mis ma seal töö juures sain teha, seda teinud, aga väga uurinud, kursis olnud nagu trende. Et see, kus sa töötasid, see ei olnud päris... See ei olnud päris turundustöö ja seda oli ülivähe seal juures. Ma oleks midagi rohkem tahtnud. Aga mul oli ikkagi kuidagi julgus alustada sellest, et ma siis aasta võtsin ise endale, matkasin seal Hispaanias ringi ja siis tulin tagasi selle juurde, mis ma nüüd teen ja siis mul oli julgus ikkagi teha nagu selline ühe naise turundusettevõte, et ma siis lühikest aega osutasin turundusteenust ja just sellistele samamoodi väikeettevõtjatele või alustavatele, see oli põnev teekond ja siis tuli kuidagi coaching mu ellu ja ma tundsin selle ära ja siis ma päris õppisin coachiks, et ma olen... Seda saab õppida? Seda saab õppida, jah, ma olen siis sertifikaadi poolest juhtimiscoach, EBS-is õppisin, aga mind organisatsioon ei ole nii palju huvitanud kui inimesed päriselt inimene. Ja siis ma tegelikult ikkagi olin muutuste coach oli siis minu see nimetus, mille all ma tegutsesin, sest ma olen enda elus teinud suuri elumuutuseid ja siis ma kuidagi tundus loomulik toetada inimesi, kes siis on ka mingite suurte muutuste lävel, kas eraelus või tööl ja tegin seda paar aastat ja ikka oli see, et ma ei tea, ma ei osanud seda nagu õigesti käima panna või mingi selline otsimine oli ikka seal sees ja siis mul tekkis paus sellel sügisel, eelmisel siis. Niimoodi, et mitte midagi ei olnud. Kuna mu enda vibe oli selline, et ma jälle tundus, et ma ei tea, mis ma tahan, siis kadusid mu vaiksed kliendid ära, abikaasa väga poputas mind, ma ei pidanud ka midagi tegema, ma olin mitu kuud niisama, aga aju ikkagi siin ketras kogu aeg, et mis nüüd saab. Ja siis selle aasta veebruaris tuli üks pakkumine lauale ja ma läksin tagasi palgatööle. No tegin seda, mida ma poleks arvanud, et ma teen. Pärast 4 aastat. Saad sa öelda ka, mis sa nüüd teed? Ja ma läksin hästi sarnase koha peale. Mul tegelikult isegi osaliselt inimesed on samad, need tooted on samad, millega ma enne tegelesin. Neil oli lihtsalt inimest vaja. Ja ma olen siis suur kliendimüügijuht jätkuvalt ühes hulgimüügiettevõttes. Aga sul meeldib? See meeldib, see töö on väga mitmekesine. See ei ole kunagi 2 päeva ühesugused. Aga lihtsalt alguses oli väga harjumatuse, et jälle 8:30 5:00. Meil on küll ka kodukontor ja nii on, aga ikkagi, et seal oled jälle kuskil nagu nii-öelda rakkes mingid kindlad tunnid. Et vaata, kui sa ajad oma asja, siis on hästi ju, kõik on nii mugav, et vaata, et hommikul magad kauem või täna võib-olla viitsigi midagi teha ja homme teed poole ööni on ju. Aga mille pärast sa siis läksidki? Ma sain aru, et see nagu tuli kadus ära või... Sa mõtled, et miks ma läksin uuesti tööle? Mul tekkiski see, et ma enam ei teadnud, mis ma tahan ettevõtjana teha. Ega see, kes päriselt on ettevõtjad, nad ütlevad selle kohta, et ega see ei ole mingi ettevõtlus ka, mis ma tegin, et see oli lihtsalt hobitamine. Ma olin ise tööandja. Mul on sama praegu ja ma näen ka inimesi, kes ütlevad, et on põhimõtteliselt selle ettevõtte ära registreerinud ja siis, et ma olen ettevõtja. Ma ise ka, kui ma enda siin businessit ja asju teen, siis on siuke tunne, et ma ei tea, kas ma midagi nagu ette olen võtnud. No ma maksin endale palka, vaata, olin enda tööandja. Ei, no see ikkagi, jah, selles suhtes. Aga jah, ärist oli asi muidugi kaugel, et mul puudus igasugune teadmine, kuidas seda teha. Ja mul oli tegelikult toetus kõrval küll, ma osalesin ühes mastermindis terve aasta koos teiste coachide ja koolitajatega ja sealt sai päris nagu palju selliseid kasulikke nippe. Aga see on huvitav koht selles mõttes, et mul meeldib öelda, et suured laevad pööravad aeglaselt, et kogu see mu mindset oli nii läbi imbunud sellest palgatöötaja omast. Mõistad, et see ainuke koht, kust raha saab tulla, on see, et sa oled seal 9:00 5:00, et see tuleb sulle palgapäeval. Kõik see mõtteviis, siis see noorena ka pikalt ma olen elanud palgapäevast palgapäevani. Oskamatus ka raha kuidagi kõrvale panna, kasvatada. Kui vanalt sa... Hästi selline... Kui vanalt sa selle muutuse tegid, et seda ettevõtjaga
ettevõtjana minna ja teha? Oota, las ma mõtlen nüüd. Ma saan 48, siis ma 48? 43 või 4, jah. 43 vist. Palju noorem näed välja. Muidugi, aitäh. Ma otsustasin seda muideks kunagi. Mis mõttes? Täiesti ebateadlikuna. Ma olen noor. Ma mäletan nii hästi seda. Ma olin, see oli ju tavaline tormiline noorus, alkohol ja suitsud ja kõik peod ja kõik jutud. Ma olin mingi 20 või 21. Me olime Hollywoodi klubis sõbrannadega ja ma olin üleval rõdu peal ja vaatasin alla, inimesed seal tantsisid ja siis tuli see Alphaville'i laul Forever Young. Ja ma mäletan, et ma ütlesin endale, et mina olengi alati. Ja see on loonud ja töötas, läks läbi. Ja vaata, siit tuleb selline asi nagu otsuse jõud ja võt praegu kuidagi selles eluetapis ma õpin seda ka hästi tundma, et mida tegelikult tähendab see sisemine otsus. See päriselt iga rakuga tehtud otsus. Ja. See, et sa lihtsalt ütled, et ma siin otsustan, ma ei tea, homsest enam kommi ei söö, ikka sööd ja siis mõtled, ei tulnud välja. On ja. Aga võt selline sisemine sügav otsus ja võt töötab. Siis, aga kuidas sa lood neid hetki, et tuleks üks korralik Alphaville'i laul peale või mis veel saab olla? Või sellise Forever Young on ju? Mis on veel mingid häid lugusid, mis võiks olla? Kusjuures see on hea küsimus, sest seda hetke ma ei loonud ju teadlikult. Ma tean, see juhtus. Aga ma vaatan läbi elu tagasi, et holy, kuidas see töötab. Aga muusika muideks on minu jaoks on küll väga-väga võimas. Aga kui nüüd selle juurde tagasi tulla, see suhkur ja seal peabki olema ka siuke otsus, on ju? Ja tegelikult ongi, see on suht huvitav siuke teema ju, et kuidas sa ei saa pressida seda otsust ju, see vahel peabki tulema siuke Alphaville'i seal Hollywoodi rõdul, aga see siuke nagu juhtub ise, aga siis sa ei saa samas ju lootma ka jääda, et see ise juhtub. Kuidas sa siis teed siukseid otsuseid või? Seal on see trikk, et selles hetkes ei saa olla survet. Jah. Kui seal on vähegi seda ootust, et ma nüüd otsustan, mis siis nüüd äkki midagi muutub, siis sellepärast need nii-öelda kogemata asjad töötavadki, et seal nendes hetkedes tavaliselt meil ei ole neid ootuseid. Et ma nüüd otsustan, seesama suhkru teema, ma ütleme laialt täna, homme kommi ei söö ja võib-olla kuklas on ootus, et äkki ma siis olen tervem, peenem, mis iganes, siis kuidagi on see ootus hakkab kandma nagu vales suunas ja tõmbab selle... Oota, mis sa mõtled, äkki ma olen et süke kõhklev otsuse või valin midagi ja taustal on midagi, ma tahan midagi saada selle eest. See koht nagu ja seal siis sinna tekib pinge ja siis mina olen kogenud elus seda, et need manifestatsioonid lihtsalt ei tööta, sest et nad on mingisuguse egoistliku koha pealt tehtud, kus ma tahan midagi ma umbes annan siin selle lubaduse, ma pean midagi vastu saama. Aga kui seda ootust ei ole, siis tuleb nagu kergusega. Aga siis too hetk Hollywoodis nagu otsest ootust ei olnud? Muidugi ei olnud. 20-sed ma mõtlesin, mis 30 on juba tundus ju nii kaugele, et mis teema see vanadus üldse on. Seda ei olnud isegi mõttes. Ja läks läbi? Läks läbi. Oota, ja oskad sa õpetada ka inimestele, et kuidas siukseid ilma ootuseta otsuseid teha? No sul endal on mõni kogemus või oled sa sellega, kui sa vaatad enda elu peale? Et need on, jah, ma arvan, et tihti need juhtuvad ka siis, kui sa just Tiiduga rääkisime eile, on ju, kui temal oli see 2009 kriis ja kus sa oled elu poolt nii nurka surutud või nagu ära tambitud ja siis on see, et okei, ma pean midagi ette võtma, muidu midagi ei muutu ja siis sul ongi see, et ega sa midagi otseselt vastu ka ei oota selle eest, vaid pigem on see, et midagi peab lihtsalt muutuma, on ju, aga see on nagu hästi siuke nurka surutud. Aga... Kus sa nagu kogemata manifesteerisid midagi? Et midagi, mis... on küll, ma ei tea, kas mul kohe niimoodi meelde tuleb. Äkki pärast tuleb. Tunnetus ütleb, et need on tegelikult päris palju. Sellepärast küsisingi, et äkki see nagu tood ka mingi hea loo siia, et siis saab sealt kahe peale kokku selle, et sa ütled, oskad sa õpetada? Ei, õpetada ei oska. Muu plaan ega missioon ega tunne ei ole kunagi õpetada, aga ma samamoodi jagan oma kogemust,
siis igaüks saab võtta siit inspiratsiooniks täpselt selle, mida ta tahab. Ja mida ma olen kogenud, on see, et see pinge lahti laskmine ongi see kõige olulisem asi selle juures. See ootus just või? Just, et see igasugustest ootustest nii-öelda teed lihtsalt hands off. Okay. Ma jõudsin selleni üsna hiljuti, alles sellel talvel. Ja tõesti reaalselt nagu tegingi sellist käed lahti liigutust. Oota, las olla, ära puutu, ära torgi. Sest kui ma lähen kuskile teemasse sisse, üritan seda suruda ja survestada ja panna juhtuma enda moodi, ma sain seda kogeda väga palju selle nii-öelda siis ettevõtlusteekonna jooksul. Et ma tahtsin, et asjad juhtuks. Muu hulgas ma tahtsin, mingi hetk oli mul ka etapp, kus ma tahtsin, et mu podcast kasvab väga suureks. Ma vaatasin kõrval, meil on ju igasuguseid ägedaid podcaste, mis on tulnud ja kohe tuhast tõusnud 1000 kuulajaid on ja samamoodi tegijad ei ole alati tuntud. Ja siis ma nagu, miks minu oma ei lähe? Ja ma saan aru, et ma panen selle pinge sinna ja siis ta loomulikult ei lähe. Sellepärast, et ma kaotan oma eheduse selles, et ma teen alla saadet, salvestan ja kogu aeg käib kuklasse, et ma ei tea, kuidas saaks hästi põnevaks teha või noh. No, nüüd mul tuli näide. Mul selle enda podcastiga tegelikult oli ka, nagu ma alguses rääkisin, et ma käisin sinu podcastis, üliäge, nägin, et ma saaks ise panna püsti sarnase. Ja siis ma mõtlesin ka, nagu, miks ma siis seda teen tegelikult. Siis ma mõtlesin, et okei, mul on sõbrad, mul kõige rohkem meeldibki üksi olla, üksi oma kodus lihtsalt, aga vahel on äge pidada selliseid vestlusi. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte neid vestlusi tegelikult ka lindistada ja lihtsalt, et tol hetkel ma juba teadsin, et on mõned sõbrad tuttavad, kes tahaks ja oleks nõus tulema ka, sest et paljud ei taha tulla üldse, nagu sa ütlesid ka podcasti, aga paljud tulid ja siis ma ei tea isegi, kuidas see mõtteprotsess oli, aga see oli ka umbes siuke, et sellest ei pea midagi tulema, aga see on lihtsalt see, et ma saan need vestlused pidada siis nagu podcastis ja pluss see annab igasugust sükest arengut ka. Ma pean, nagu sa näed, ma ei suuda isegi vahepeal seda lauset kokku panna, vaata. Ja siis mul on vaja treenida seda. Või see on usaldus selle vastu ka, et see võidki olla selline, nagu praegu on. See võib olla, sina võid olla ja siis vaat, kui sa ise näed, et mingit kohta tahaks treenida, see on ju okei. Aga mitte sellepärast, et keegi ütleb kuskilt, et ma ei tea, kuule, tee seda paremini. Siis see ei ole enam see, vaata. See ehedus ja autentsus, kui me teeme oma asju ise endana, see on kõige ägedam. Siis me nagu see on lõbus, vaata, tore on teha, on ju. Ei, no täpselt, jah. Ja oota, kuidas selle raamatuga läheb siis nüüd? Raamatuga läheb täitsa hästi. Muidugi ma pean väga hoidma ennast nagu ise nagu, ütleme siis distsiplineerima, on ju, et ma ikka kirjutaks kogu aeg. Sellepärast, et esimesed kuud seal päevatööl olid niimoodi, et ma olin õhtuks ikka jumala kapsas. Ma ei olnud harjunud enam niimoodi keskenduma, sul alguses oli väga palju teha ja ma tahtsin hästi kiiresti kõigest aru saada ja sain ka, aga see maksis selle, et see fookus on sul põhimõtteliselt 8 tundi järjest kogu aeg, on ju. Ja siis ma olin õhtuks nii väsinud ja mul juba korraks tuli see, et appi, aga kas ma üldse jõuan selle raamatuga tegeleda. Aga nüüd ongi kuidagi, ma ütlen, esimene 2 kuud oli see, et ega see katseaeg 4 kuud ei ole nii sama. See ongi see, et kas sa ise tahad jääda. No jah, see on vist igal pool nii, on ju. Et sa kas tahad ise jääda või kas see töökoht siis, oled sa üldse sinna sobiv või nii, et see ikkagi on vaja mingit aega, et aru saada. Et mul oli seal esimeste kuude jooksul igasuguseid hetki, ma olen nutnud juba seal laua taga ja lihtsalt nii tunned, et nii palju, et ma ei uju siit välja ja taustal on kogu aeg see teadmine, aga ma saan alati hakkama. Ja mul oli vaja see kõik see läbi käia ja praegu ma olen nagu, mul on nii põnev. Ma näen, mida ma saan teha, kuidas ma saan teha. Saan üha rohkem aru, miks ma läksin sinna ja kuidas see, kui ma lihtsalt olen jälle minu endana, ei lase ennast ka panna kuskile raami või püüa minna teiste nägu või mis iganes seal need asjad on. Et siis kui äge tegelikult on teha ka sellist nagu tavalist tööd. See päris palju kõnetab sind, oli see siis nagu hirmus oli alguses tagasi minna või? Oligi või? Hirm oli see, mul oli palju hirmusid. Esiteks oli see, et kas ma nüüd kukkusin läbi.
sellele ma vaatasin selgelt otsa. Okay. Ja jälle mul ei ole seda kohta, kus öelda, et ma olen läbi kukkunud. Kõik on kogemus ja kõik ongi kogemus. Ma näen, et ma tegin seda oma asja nii hästi, kui ma oskasin, aga mul ei olnudki oskuseid. Ja võt see on ka see koht, miks ma võtsin selle vastu praegu minna tööle, siis ma tunnen, et mul on kogu aeg siuke mingi 2 aastat, täiskeskendumist, ma saan seal asju teha ja ma saan midagi endale, et siis minna selle ettevõtlusega edasi. Okay. Ma õpin seda äri sisulist poolt paremini tundma. Mul vanasti seda huvi nii palju ei olnud. Et kuidagi nagu veel paremini lihtsalt aru saada. Selles töökohas sa saad õppida natuke. Huvi, ma saan ju ikka alati rohkem sügavamale minna. Ja. Et siis oli see hirm oligi, et kas ma olen nagu teinud sellise päris sügavat nagu sukeldumise endasse selle 4 aastaga ja läbinud Holistika Instituudis 2 õpet, mis on siis 1,5 aastat ja üks on siis esimene aasta on siis issand, mul ei tule see nimi enam meelde, kas ta on teekond iseendane, ühesõnaga täiesti siuke iseenda lapsepõlve asjad, haavad, kõik mis seal läbi said käidud ja teine aasta siis on eneseteostuselt enese ülestamiseli. Ja see oli ka väga võimas teekond ja siis ma mõtlen, et kui ma nüüd lähen nagu, et kas see on tagasiminek, selle üle ma nagu mõtlesin, ma olin sellega pikalt, nagu samm tagasi, et kas ma lähen tagasi ja siis ma jõudsin sinna, et ma ei saa minna tagasi, elu läheb ju edasi, see on ka edasi. Kui ma lähen, ma ei tea, käin seal köögis ja tulen siia, siis ma ka ei tule tagasi, vaid ma tegelikult lähen edasi, sest kogu aeg elu läheb edasi, areng läheb edasi. See oli üks siuke hirmukoht ja siis ikkagi see, et kas mul on aega siis oma asju teha. See oli nagu 3. asi, et kas ma siis jõuan veel podcasti salvestada, kas mul on energiat selleks, sest ma ei vali saadet teha, kui ma kutsun külalise sinna oma ruumi, et ma ise olen siis mingid, ma ei tea, ma ei söö näiteks täis enne punni, enne saate tegemist on ja ma vaatan, et ma oleks hästi maganud, et lihtsalt see, kuna see on nagu minu panus sinna on see ruum, siis ma tahan olla seal täiega kohal ja nagu tunda ennast hästi. Siis mul oli siin vahepeal igasuguseid plaane olnud, et ma hakkan nädalavahetusti salvestama ja teen salvestuspäeva ja saan aru, et ei ole praegu sellist energiat, ei tee, et hästi kuidagi siuke hirmudest tulin läbi, siis tegin otsuse ära, läksin tööle, siis tulid järgmised hirmud ja kogu aeg vaata siuke nagu siplesin nagu, kas ma tegin õigesti. Aha. Ja see koht on mulle nii tuttav, ma olen tulnud ära pikast suhtest, 23 aastat olime koos, samamoodi vimplesin 2 vahel, kas ma tegin õigesti. Mida see meel toodab? See tegelikult süda teab, et see on õige otsus. Algusest peale teadis, aga aju laseb siin ja kui ei ole sellel hetkel nii palju teadvel, et teha sellele stopp, öelda lihtsalt, et kuule, lase vabaks need mõtted, lihtsalt vabaks, hands off. Aga sa nagu täiesti tundsid, et oligi, et selle ettevõtluse ja sellega praegu nagu pausile ja... see on väga hea koht, sest ma tõesti ei teadnud, kuidas sealt edasi minna. Ja siis ma nagu pool naljaga ütlen, aga tegelikult minu jaoks on see tõsi, et ma imetlen väga neid oma tuttavaid ettevõtjaid, kes on oma asja üles kasvatanud ise suureks, ma tean päris mitut, siis alustadki ju alguses mitte kuskilt ja panedki hullu ja teed kõik, et nähtavust saada ja siis... et nagu kogu aur läheb sellele, et leida endale nii-öelda siis tööd on ja kliente, projekte, mida iganes. Ja siis võib juhtuda, et sa oled nagu sellest nagu väsid ära või põled läbi. Siis nagu päevatöö juures on teistpidi, seal on niimoodi, et sa ei pea üldse mõtlema, mida teha, sest seda on nagu laviinide viisi, aga kogu aur läheb sellele, et seda ära teha. Et need on nagu vastupidi. Ma arvan, et inimesed paljud ei kujuta üldse ette, kui keeruline on enda sükest ettevõtet teha ja kui sa tahad seda veel mingiks organisatsiooniks või suuremaks kasvatada või mida iganes sellega teha, aga isegi hästi väiksel tasemel. Ma ei tea, kuidas sinu kogemus oli, kui mina ka, ma arvan, et selles suhtes sarnane, et ma ka tulin lihtsalt selle palgatöö pealt ära, et enam ei oleks seda ja saaks endale midagi teha, aga ma üldse ei oodanud. Nüüd tuleb turundusega tegeleda, müüki, kliente otsida, teha asju ja kõike välja mõelda ja inimestega suhelda ja panna nagu see on väga, ja selle kohta suuremad ettevõtjad ütlevadki, kellel oli see Elon Muskil, oli vist kellegi teise see quote, et see on ettevõtlus
ta vist ütles ettevõtluse kohta, et see on nagu vaadata kaugusesse või lõpmatusse ja närida klaasi samal ajal. Ja et no, see on nii palju teadmatust ja kõik, või kuidas su see... Jah, täpselt selline kogemus oligi. Oligi, jah? Mul ei olnud ju enne ka midagi all, et ei olnud isegi ühtegi, keda jälgida inspiratsiooniks näiteks. Ma tean inimesi, kes on kasvanud perekonnas, mis juba seal 90-ndatel, nii kui see Nõukogude Liit seal lagunes enne seda, hakkasid kohe mingit äri tegema. Vanemad on olnud terve elu äriinimesed. Pole päevagi palgatööl käinud. Need inimesed sul ei olnud peres keegi? Ei olnud, jah. See on nii huvitav koht, et kõik on nagu hästi see ja kogu see mindset ju tuleb ja siis see lapsena kuuled, kuidas vanemad arutavad, et seda saab siis, kui palgapäev tuleb ja kõik see nagu see on hästi ületähtsustatud ka, kasvad selle sees üles ja ma ei osanudki näha, et üldse mingi teine võimalus on olemas. Et ma praegu vaatan selle enda kogemuse peale tagasi, siis see oli väga vajalik, aga ma pidin minema nagu mõnes mõttes siis tagasi edasi on ja jälle sinna maailma, kus mul on vähemalt see finantsiline kindlustunne olemas. Ja siis ma seal taustal saab närvisüsteem selles osas rahuneda, et ma ei pea nagu päriselt ega ikkagi, ma olen ju inimene, ma võin siin olla vaimne ja kõike ennast nagu ilusti välja tuua ja oma tunded välja kõik lasta enda kehast ja mitte alla suruda, aga need nagu see mateeria on ikka siin on ja üür on ikka vaja maksta või pangalaen või mis iganes kellegil on ja süüa ikka tahad ja kontserdil käia on ja et selles mõttes ma kogesin seda stressi ikkagi rohkem, kuigi ma ei ole üksi. Mu mees väga hoidis mind ja kõike sai ja millestki ei olnud meil siis ka puudu, aga mu enda see kuidagi seal taustal oli mingisugune rahutus, mida nüüd enam ei ole. Et sellest ma saan aru, et see on täitsa selline vibe'i muutus, et see osa minust saab praegu nagu relaxida, kes selle pärast muretses. See on väga huvitav, nagu sul on siis sama ka, minul on samamoodi, et keegi perest ei ole siukse ettevõtlusega tegelenud, aga huvitav on siis see, et kus see mõte üldse või siuke tekib, et ma tean, paljud on, kellel on vanemad on ja tundubki, et neil on palju lihtsam selles suhtes, et on eeskuju siuke ja nad on võib-olla natuke näinud, et mis seal toimub, on ju. Aga sul oli ka siis ikkagi siuke nagu tung ja siiamaani on, ma saan aru. Ja, ei, ma ei ole ikka päevatöötaja, kindlasti ma ei ole. Selles mõttes, et nüüd lähed siit pensionini välja, et ei ole. aga see huvitav on see, et ma võtsin, ma tulin töölt ära, mulle tuli see COVID veel natukene appi, sest ma ei ole olnud väga hea, ma ei tea, ma ei saa nii öelda, ma ei ole olnud väga julge selliste suurte otsuste tegemistel. Okay. Kui ma tundsin, et see eelmine suhe on tegelikult nagu läbi, siis ma 3 aastat praadisin seal enne, kui ma selle sammu julgesin teha. Tuleb meelde see, mis ma kuulsin teises podcastis, see Laura Valk kohvrid ukse taha, et päris seda ei olnud. Ei olnud. Ja teine asi oli selle töökohaga sama, et toona ma tulin ära ka niimoodi, et see oli jälle siuke mingi 3 aastat, kus ma juba tundsin, et enam silm nii ei sära, nagu võiks, aga nii mugav oli. Nii head tingimused, kõik ideaalne, ilus kontor kesklinnas, toredad kolleegid, kõik. Ja siis ma praadisin selle otsas ka ja siis see COVID tuli selles mõttes mulle appi, et ühel hetkel oli vaja seda tõendit, mida mul ei olnud. Ja siis ma sain tänu sellele nagu lihtsalt ära minna, et sa oled vaktsineeritud. Ja siis see oli see, okei, ma saan minna. Et ma sain nagu minna kergusega, mul jäid head suhted inimestega, sest minu arust on nii loomulik mitte minna kuskilt uksi paugutades või mis selle asja mõte nagu on. Et kui ei meeldi, jah, lähedki ära, aga ikka saab minna sõbralikult. Täna ma töötan nende samade inimestega uuesti koos. Et nagu hästi selline ja ma näen, kui väärtuslik see on see meie eelmine ajalugu, sest nagu ikkagi palju muru on koos ära tallatud. Ja siis ma võtsin aasta ise endale, mul oli see võimalus rahaliselt ka, et ma ei pidanud kohe hakkama midagi tegema ja ma olin vist, aga me ostsime siis maja ja ma ei osanud üldse niisama olla. Täiesti pöörane, ma olin 20+ aastat käinud kogu aeg tööl, olnud kogu aeg justkui kuskil nagu vajalik. Ja siis mul oli see tunne, et selles mõttes mind ei ole nagu vaja või mis asja. Ma ei saa olla niisama, ma pean midagi tegema, et tõestada oma eksistentsi. Siis ma kukkusin seal kodus kohe remonti tegema. Remontsin selle maja mingid korrused selle ära. Ja siis tuli mul meelde, et mul oli üks unistus. Ma olin aastaid mõelnud sellest, et ma tahaks minna Camino de Santiago matkateele. Aga sa ei saa ju minna. Hispaanias või? Jah, et ei saa ju minna, sest et nagu tööl oled, sa saad mingi maks 2 nädalat puhkust ja ei lähe niimoodi, et siis on ainult matkad. Ja siis mul tuli see, et opa, ma olen vaba. Ja siis ma läksin Holistika Instituuti ja siis ma tegin oma esimese Camino.
ja ma arvan, et kuna ma võtsin seda aega endale nii palju sügavalt enda sees nagu olla ja see matkad kindlasti on väga palju aidanud seal, lihtsalt oled endaga ju, siis sealt tuli mul kuskil see, et kuule, aga äkki ma teen oma asja, et ma ei lähe uuesti tööle. Et see oli ka nagu teekond. Kus sa alustasid siis esmaselt? Sa mõtled matkateed? Ei. Matkast võib ka rääkida, see on ka väga põnev. Ettevõtluse mõttes tegid siis esmalt seda coachingut? Mina läksin tegelikult, ma olin Töötukassas arvel ja siis ma rääkisin endale välja sealt selle ettevõtluskoolituse, ma tegin selle läbi, sest ma olen isegi, mul on tegelikult kõrghariduse ettevõtluse erialal, aga see on 10 aastat vana. Ma ei mäletanud enam midagi. Nii. Seal õpetatakse head kraami. Ma olen ise ka mõelnud, et tegelikult võib-olla tasuks ka mingit ärijuhtimist või asja õppida. Et saaks... Seal on erinevaid. Ma arvan, et see oleneb väga koolitajast. Minul oli hästi tore koolitaja, kes oli ise coach muide. Mul ei olnud siis coachinguga mingit sidet. Aga ta tegi selle asja väga huvitavaks ja minul oli huvitav. See vist kestis mingi kas 3 kuud või see Töötukassa värk, seal on igasugust rahvast on ja põnevaid inimesi ka kohtad, et vist on toredad ja vist on nagu vaatad, Aga ühesõnaga tegin selle läbi ja siis mul oli nagu see baas, et alustada oma ettevõtet ja siis ma veel taotlesin seda ettevõtluse alustamise toetust. Ma ei tea, seda vist enam ei ole. On või? Jaa. Minu 6000 saab selle eest. Jah, selline summa tõesti oli. Ja ma tegin selle ka läbi ja ma sain selle raha. Ma sain küll natuke vähem, aga ma sain põhimõtteliselt selle, mis ma tahtsin. Ja siis mul ei olnud enam ühtegi tagasiteed. Siis me lõime ettevõtte, aga nii nagu elu on selline põnev ja minu jaoks elu on selline rituaalne, mulle meeldib rituaalid hästi, siis ettevõtte me lõime ka niimoodi, et ma vaatasin, mis kuupäevad on seal, numbrid vist tarokaartidest vaatasin veel ja 5. mail on siis minu ettevõtte sünnipäev, siis 5.05, mis iganes see aasta siis oli, 2022 äkki, oletan. No ühesõnaga. Ja siis hommikul siis tahtsime siis kell 5, teeme avaldusele senda meega koos, et siis kell 5 selle klõpsu, aga ei jõudnud ja siis ootasime, kuni kell saab 5.55. Selline kino. Mõni võiks öelda, et issand jumal, et kui jabur. Aga see on nii tore, sest seal oli sees see pühalikkus, siis meil oli kakaotseremoonia, siis ma kõik panin seal kirja, et mis energia, kuidas see, miks ma... Mees tuli kaasa sellega. Muidugi, minul on selline mees, me teeme koos neid asju, me loome koos maagiat. Ja siis, aga nii huvitav on see, et ma täpselt tõin selle, mida ma tol hetkel oskasin tahta ja selle ma ka sain. Ma kirjutasin sinna muus eas, et ma loon endale töökoha. Ja siis oligi nii. Ega minul ei olnudki ambitsiooni tegelikult kasvatada organisatsiooni. See ei ole minu või olnud kunagi. Aga mida ma kunagi ikkagi tahan ära teha või luua, on see elustiili ettevõte. Eks see on see, et ma olen vaba tegema omi asju. Alustame kõige lihtsamatest, et ma saan elada, kus ma tahan, töötada, kus ma tahan, ise valin kellega tahan ja kõik raha ka muidugi ohtralt voolab seal juures. Et see on tegelikult põhiline, aga jah, ma just kuna ma nii kirjutasin, et ma loon töökoha, siis ma naeran, et ma olingi seal iseendaga see palgatöötaja ikkagi, mis siis, et oli ettevõte. No jaa, aga see on täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, see on ju selles suhtes ideaalne, et saakski minu meelest minul on kõige suurem vabadus ikkagi on see, et keegi ei jälgi, keegi ei käse pool ase, ma saan, ma töötan küll suht hommikust õhtuni, aga ma saan minna poodi, käia jalutamas või teha täiesti enda selle soovi järgi ja see on, seda on ma kujutan ette, et kuidas võiks olla need hirmud, millest sa rääkisid. Ja tegelikult see oli ikkagi rohkem koll seal voodi all, sest oli või? Ta ei tulnud välja või? On ka täna väga paindlik ja kõike seda saab, mida sa räägid. Lihtsalt ongi see elementaarne teavitus on ja kui sul on vaja kuskil päeval ära käia. Aga meil on kodukontori võimalus ja ma ei ole uri nagu täiesti vaba sealt tegema oma asja. Polegi kolli. Lihtsalt see töömaht on piisavalt suur, et see tõesti täidab selle päeva ära, et seda ohtu ei ole, et nüüd ma ei tea, looderdaks mingi päeva. No aga tõmbad seal lõunapausi ajal, ütled ka, nüüd on niimoodi, mul tuleb külaline, et lükkad selle podcasti sinna. Ma ei ole seda valinud jah, et kuidagi ka see ümberhäälestus, et ma ei tea, kuidas sinul on, mulle meeldib hästi, kui mul on, alati ei õnnestu. Vahest ma jooksen ka koos
külalistega keelvesti peal sinna salvestusruumi hakkama kohe pihta, on ju. Aga mul tegelikult meeldib see, et ma olen enne siis loon seda ruumi seal, ma ei tea, külistan seal oma kellukesi või panen natuke viirugi või lihtsalt olen seal selles ruumis, et kuidagi nagu häälestun ette sellele ka. Ma tegelikult üks päev mõtlesin selle peale ja tegelikult see on hästi oluline asi, mida teha, aga ma ei ole väga pööranud tähelepanu sellele ja tegelikult oleks, see annab päris palju juurde ka. Ma just tuleb meelde, kuidas seal Urmasega oli podcast ja siis ma vaatasime seal, rääkisime midagi, siis mul tuli mõte, et nüüd tuleks nagu alustada, on ju. Ja siis ma tegin ka seal mingi äkilise muudatuse või liigutuse, et nüüd siis alustame podcasti, on ju. Ja ega need süksed võib-olla kõige paremini ei tööta, süksed äkilised liigutused ja muudatused, et tegelikult oleks võib-olla mõistlik natuke keskenduda ja valmistada ja ta loob sükse parema hõngu. Ja tead, mis, vaata, ma ei tea, kas sa oled selle otsa põrganud, siis üks asi, mida ma olen podcasti tehes teada saanud, on, et inimestel on ikka väga vahest nagu keeruline ennast jagada, nii palju hirmusid ja nii palju küsimusi ja mina küsin alati oma külalistelt enne saadet 2 asja, et kas on midagi, millest sa kindlasti tahad rääkida ja kas on midagi, millest sa üldse ei taha rääkida. Vahel inimestel on, vaata, ma ei tea, raha, lapsed, mis iganes ei taha sisse tuua ja siis ma arvestan sellega. Ja siis, kui me alustame saadet, siis see kohe ju tajud ja kuidas inimene on, siis kes ei ole ka väga palju eetris käinud, siis vahel inimene on väga krampis ja tal on keeruline, siis me olen teinud niimoodi, et ma panen selle käima, ma isegi ei ütle seda, me lihtsalt hakkame rääkima, siis toimub see sulamine ja siis ühel hetkel ma lihtsalt teen selle sissejuhatuse ja siis lähme, et nagu siis on juba selline tunne, et juba oleme seal mullis sees. Et... Ma olen paljusi vaadanud, kes podcasti teevad, ei tee isegi seda sissejuhatust põhimõtteliselt, aga see eeldab seda, et võib-olla natuke teatakse seda külalist ka ja siis sa saadki niimoodi loomulikult see oleks ka parem. Aga sul on väga mõnus ruum siin. Võib-olla kaelgi koos siin tegite midagi. Et ei olegi vaja. Ei mul on ruum siin ju, ta on võib-olla natuke teistsugune, ma teen iga päev neid jooga asju siin ja niimoodi. Ma ei tea, kas ta podcasti jaoks kõige parem on. Aga minu meelest see podcast, ma tahtsin tegelikult uurida ka, mis sa oled ise enda sellest 46 episoodist vist ütlesid, on ju, kõige rohkem õppinud ja palju sa oled arenenud ja mis on mingid asjad, mis sul kohe pähe tulevad? Seesama, et lased lahti, lased lahti, lasta lahti sellest ootusest, et see peab kuidagi välja tulema, et sellest peab midagi saama. Ja ka see mul on olnud algusest peale see, mul ei olnud intervjueerimise kogemust enne, aga ma läksin esimesest saatest peale selle tundega, et ma ei tee mingit väga suurt, ma ei tee üldse eeltööd, ma natukene ikka ühendun inimesega, et ta tuleb saates siis, kui meil tekib link. Vahel mõni pakub ennast ja mul nagu, väga tore, las olla ja see tuleb võib-olla poole aasta pärast, kuule nüüd ja siis me teeme näiteks usaldada seda esiteks, siis usaldada seda, et mul ei ole neid küsimusi ees. Aga vaat see on nüüd see, mida coachi kogemus on mulle andnud, et ma oskan kuulata ja ma päriselt, kui ma olen kohal, ma kuulan, need küsimused tulevad selle jutu seest, mida sa ise räägid külalisena või siis tuleb lihtsalt nagu nii-öelda püüan kinni, et see teema on ja tuleb eetrist ja et eelkõige on see, et lasta lahti nendest ootustest, et see peab kuidagi olema, et see peab kuidagi välja nägema, kui pikk see saade peab olema. Minu jaoks on kõige väljakutsuvam külaline, kes vastab väga lühidalt ja konkreetselt. Ma olen ühe korra kogenud seda, et ma saan aru, et raisk, mul said küsimused otsa. Isegi ei tule juurde, sest vaata, inimesele meeldib rääkida, minule meeldib, ma räägin pikalt ühe või küsimuse vastuseks. Aga kui on nii, et ma küsin, et mis sa sellest õppisid? Normaalne. Normaalsust, nii lähme edasi. Ja need ei ole pealiskaudsed vastused, vaid inimene lihtsalt on nagu olemuselt, et ta vastabki hästi konkreetselt, hästi lühidalt. Ja siis ja keeruline on ka nendega, kes väga pikalt räägivad vahel, aga jälle lase lahti, miks mul peab olema keeruline? See on meie ruum, see on selline saade. Mul oli täis egotripp vahepeal sellega, et ma tahtsin, et see saaks suureks. Et mul on juba mingi, ma ei tea, 30 episoodi, ikka on 500 subscriberit YouTube'is, miks juurde ei tule? Ja siis jälle lasin sellest ka lahti, sest see ei olnudki selle saate nagu ju eesmärk.
Ja minu meelest on huvitav see, kuidas no mina olen seda hakanud aina rohkem niimoodi ka mõtlema, et üks asi on see, et kui on 10 vaatajat, proovid kujutada 10 inimest. No see on nagu palju, kui on 100. Ma mäletan, kui ma esimest korda YouTube'i tegin, siis ma mõtlesin 100 vaatajat, siis ma mõtlesin, et see on nagu proovid kujutada, see on 4 klassiruumi või 3 klassiruumi, see on nagu tohutult palju, siis ma kujutan, nagu kõik nad vaatasid seda videot või. Ja siis mul oli see üks video 200 000 vaatamist, nagu seda on võimatu ette kujutada. See on nagu, see on absurd, aga mis ma mõtlen, et tihti on isegi need, kus on ülivähe vaatamisi ja siis keegi tuleb, vaata, ütleb, et kuule, ma kuulasin seda ja mul ülioluline point sealt jäi meelde või korrutab. Ja siis ongi see, et see võib-olla see vaatajate arv ei olegi nii oluline, vaid on see, et kui see juba episood ühte inimest mõjutas või näiteks kui me Steniga käisime sinu podcastis, siis sealt tuli juba 1 või 2 inimest, kes hakkasid selle joogapraktikatest huvituma. No see on nagu, ja võib-olla oli neid veel, kes teab, on ju, aga see on juba üle ootuste minu jaoks, et see, mis ta teeb, vaata. Et nagu sa ütled, tuleme tagasi siia, mida ma õppinud olen, ongi see lahti lasta ka sellest, kui palju või kas keegi üldse vaatab ja ka see, et kas see kedagi üldse puudutab, sest väga paljusid me tegelikult ei tea, ongi see, kui sa ütled, tullakse juurde. Mul on tuldud juurde tänaval, kuule, et see on nii tänuväärne või keegi kirjutab, kuule, mu ema kuulab su podcastis. Ja nagu see on alati nii südantsoojendav ja tore, aga mul ei ole enam seda ootust, et see peab juhtuma. Või miks inimesed tagasisidet ja anna kõik selle tripi läbi. Aga sul antakse päris palju nagu tagasisidet. Ja isegi avalikult nagu YouTube, aga inimesed palju kirjutavad ka Messengeri. Lihtsalt kas või nii, et kuule see osa nii puudutas või nii tore oli. Või, nii lihtsad asjad. Aga kõige tähtsam on ikkagi see, et ma teen ise seda sellepärast, et see tahab tulla läbi minu. Nagu pressib välja. Ja siis, kui enam ei pressi, siis ei tee ja niimoodi ongi. Ja siis veel ma olen õppinud seda, et tehnika on lihtsalt tehnika ja vahest ongi pekkis ja asjad ei tööta. Mul oli just hiljuti siuke juhus, et külaline tuli stuudiosse, ka päris tuntud inimene ja mul ei olnud varem linkida, ma tean teda ammu, aga ei olnud kunnet kutsuda, nüüd teeme, nii õige tunne, kõik nüüd teeme saada, ütles kohe jah, tuli, sätisime seal stuudiot veel koos temaga. Ja siis me unustasime ühe juhtmejupi koju. Proovisime teisega, aga see ei toiminud niimoodi, et me hakkasime pihta. Ma juba tundsin, kui hea see tuleb, et nii hea algus ja kõik on. Ja siis vaatan, et see kuradi tuli seal ei põle. Siis süüan Harrile mingi, help! Ja ei saanud. Meil oli ka podcastis need uued mikrofonid ei läinud tööle, külm võttis ära. Ja siis, või sa pakud üheks või mis iganes. Ja siis oligi niimoodi, et kuna see külaline on ka nagu väga teadlik, siis ta ütles ka, et usaldame, et niimoodi peabki olema ja leppisime järgmise korra kokku. Ja siis ta ütles mulle, et kuule, ma ikka ei tule. Aga ma sain siis aru, kui ta kohal oli, et oligi mingi koht, et tal ei olnud ilmselt praegu seda kohta jagada neid, mis iganes sealt siis oleks jutuks tulnud. Jälle see jumalik ajastus, kõik töötab õigesti, nii-öelda, alati on õige, aga see nüüd podcasterina mõelda, et oh my god, et ma kukkusin läbi, ma kutsusin mingi kuulsa inimese siia ja nüüd asjad ei tööta ja api, mis kõik võiks tulla. Ja võt see oli nii hea mulle nagu see, et mul ei ole seda enam. Vaid usaldama, aga siis pidigi nii olema. Niimoodi oligi. Me kõik saime oma päeva tunnikese vaba aega juurde. Ja et lasta lahti ka sellest, et mis siis või kuidas ma kõlan või kuidas mu hääl kõlab või mul ei ole kunagi olnud seda, aga külalistel on palju, kuidas ma välja näen, mul on väljanägemisega, ma ei ole oma kehakujuga praegu rahul ja siis mul on hästi kriitik, vaatab, kui ma editin, vaatan, on nii lain, vaata nurgas istud ka veel poole laiem kui muidu on ja et see on nagu jälle hands off, mis ma praegu teha saan? Ma saan teha seda, et ma igapäevaselt hoian oma keha, aga see, me ei jäta panema episoodi välja sellepärast, et ma ei meeldi endale seal välimuselt. Aga sa vaatad järgi ka enda episoodi või? Ma vaatan üle, kui ma tean, et on kohti, mida ma lõigata, sest ma alati ütlen külalisele, et relax, kui sul on, ma ei tea, tahad vahepeal köhida, peeretada, mis iganes on ja kui sa ise ei tahad, siis saatesse jääb lõikame välja. Ma võin võtta välja. Ja siis ma kuulan, kui ma mäletan, et seal oli midagi. Peer. Näiteks peer või 2 ei ole olnud veel. Aga mingid siuksed kohti, kus ma ei tea, mul on telefon alati, telefon filmib, telefon on selle do not disturbi peal, aga pere saab ikka helistada, siis läheb see kaamera pilt uduseks ja niisugused
kui seal ei ole midagi editida ja ma olen eile salvestanud, siis täna ma panen südamerõhuga selle kohe üles. Teen ainult pea ja siis need jupikesed lõikan, on ja täna rääkisime sinust, et nüüd ma hakkan neid kloodiga tegema, et läheb elu veel lihtsamaks. Et üldiselt ei põe selle pärast ka, aga mis on minu jaoks oluline on heli, sest mulle endale ei meeldi kuulata, kui on mingi, ma ei tea, ragiseb, mingi kahiseb, üks on valjem kui teine, vaata siis nagu heli osas ma olen veits pedant, nagu tahan, et see on väga puhas. No ma arvan, et jah, asjad peavad olema paigas, aga kui kriitiline see seal alguses olid üldse, sest et minu meelest on ka, inimestel on see värk, et ei taheta väga alustada ja ma mõtlesin ka, võiks ju ülipalju kriitikat, praegu on ka, see ei ole kõige parem kvaliteet nagu mitte mingis mõttes, aga ma ise tunnen, et need on juba sammud edasi ja ma eeldan, et kunagi äkki tulevikus siis saab parem kaamera ja mikrofonid ja värgid ka. Palju inimesi seda pilti vaatad, mis sa arvab, kes istub nagu teleka taga? Võib-olla keegi vaatab, enamasti vist ikka meid kuulatakse. No jah, ma peaks panema ka kuhugi Spotify'sse aga selles suhtes tõsi jah, et podcast on ikkagi nagu jutusaade, siis sa kuulad häält. Taskuhääling. Mis asi taskuhääling on üldse eesti keel, ma ei tea kuskil on siuke sõna olemas. Mingi siuke sõna on olemas. Issand jumal, seal on, mis see tehisaru ja need värgid. Tehisaru veel üsna okei sõna. Jah. Aga taskuhääling, jah? See on küll selles mõttes kasvamine vägev ja ka see, et ma olen saanud nii palju toredaid kontakte ja uusi inimesi, osad on tuttavad, kes on käinud, aga osad on täitsa uued ja siis kogeda seda, kuidas mõne inimesega ei ole mugav olla, mõnega, kuidas sellest läbi tulla, kui saad aru, et külalised nagu vibra on mingi nagu, aga samas ma saan aru, et on täiesti õigel ajal õiges kohas, mis minu sees toimub, kuidas ma selle siis nagu lasen lahti, et ma ei too seda sinna saatesse, et ma ei tea, ei tõmba ise lukku või midagi on ja või kui ma ei arva samamoodi nagu näiteks külaline näeb elu täiesti teistmoodi. Minu meelest kogu see neutraalsus. Kogu see asi on see samamoodi nagu selle ettevõtlusega, see on niisuguse podcasti, võib-olla see on lihtsalt see, et kui sa tahad tõesti nagu panustada ja hästi teha, see on hoopis teine asi, kui lihtsalt midagi teha, aga mis ma mõtlen selle podcastiga ka, võib-olla mina kindlasti ei mõelnud, et see jällegi nii detailne on, sest et siin samamoodi on, kui ma nüüd kuulan ennast või siin koha peal räägin, no siis sa peadki võib-olla vaatama vahepeal, kuidas see kaamera, eriti kui üksi teha seda, siis sa pead külalisega suhtlema, küsimusi küsima ja nii edasi, kuni selle editimis jällegi nii palju nagu erinevaid lülisi. Ja seda mõtlengi, et see on nii palju õpetanud või kas või niisuguse hääle kasutamise ja rääkimise kohta, mida me tahaks nagu õppida ka sellega või oled ka tundnud, et oled sa palju õppinud selle 4 aastaga? Jah, kindlasti. Mul oli õnneks õnn ja väga suur, ma olen lihtsalt nii tänulik sellest, et ma sain seal osaleda, et üks minu suur inspiratsioon avaliku esinemise osas on Eric Edmeades. Ma ei tea, kas sa tead. Ta on tegelikult maailmas väga tuntud avaliku esinemise koolitaja. Eric Edmeades. Ei tea. Ja ta teeb siin Eestis, on teinud mitmeid aastaid sellist avaliku esinemise, see on nagu bootcamp, see on ikka täis 5 päeva selline deep dive, nagu Speaking Academy ja mul on õnne olnud seal osaleda siis 1 korra osalejana ja eelmisel aastal ma olin siis tiimis, et see on ikka maailmaklassi avaliku esinemise siis kool. See, kus sa räägidki publikuga siis? Ja seal tõesti õpib seal, inimesed, kes tulevad algul nutavad, nad ei ole valmis lava peale isegi astuma. Lähevad sealt ära nii, et nad teevad oma kõne ja nad säravad laval. Et selline asi on võimalik teha 5 päevaga. Okay. Ja võt see andis mulle nagu ma ei ole kunagi lava kartnud või eetris olekut kartnud, aga see andis veel selliseid nüansse, nagu mis on oluline lugude rääkimise puhul ja kuidas sa hoida seda mulli. See on nii hea asi. Vaata, kui meil on siin saade, siis kuulaja, kui me räägime veel eriti kuidagi sujuvalt ühest teemast niimoodi, kuulaja läheb ka siia sisse, kui see teema teda paelub.
Okay. Ja siis see ühel hetkel saab lihtsalt läbi ja siis ta on sai läbi. Okay. Aga kui me ütleme 5 minutit enne lõppu midagi sellist, et no meil hakkab siin aeg läbi saama, siis see lõhub selle mulli nagu ära, vaata. Okay. Ja see on üks, mis ma olen sealt kaasa võtnud, et kuidas hoida seda mulli. Kaua sa pead seda mulli hoidma siis? Ega sa ju ei peagi, aga kuidas sulle meeldib see vestlus, kui sa oled siin ja ise tunned ka, et sa oled nii sees, et sa ei mõtle, mis sa õhtuks süüa ostad või ma ei tea, millal see läbi saab või mis iganes on. Et see on see mull, vaata see on ka nagu saatejuhi roll, ma tunnen. Aga see mull peaks olema terve see podcast siis? See võiks ju olla, aga ta ei pea olema. Ära nüüd sellest enda ma tahan küll, ma tahan seda tervet mulli. Oota, aga mis need nipid on siis, kuidas tervet? Mitte viidata sellele, et väljaspool on ka midagi olemas. See on ainult see siin praegu. Okei. Ja... Et meil ongi see vestlus ja inimene kuulab ja ta tunneb ennast nii intiimselt. Ta on nii selle osa just, et ta on nagu ka siin sees. Ja see on siuke magic värk. Ega mina ei tea, kuidas see käib. Aga ma arvan, et ma olen andnud enda parima, et seda luua. Et see vestlus on nagu selline üks tervik. Ja sama võiks olla ka lavakõne. Kui sul on näiteks, ma ei tea, lava aega 3/4 tundi, et siis täpselt see ongi see üks tervik. Ja seda te õppisite seal koolitusel? Seda saab jah treenida. Okay. See on äge. No paljud siuksed minu meelest koha peal ongi vaata see, et sa oled selles energias sees ja sa võtad seda niimoodi võimalik. Et ma ei tea, kas see kunagi veel Eestisse tuleb, aga kui tuleb, siis see on küll, kui vähegi võimalik, siis see on, ma ei anna soovitusi, ma ei usu ka soovitustesse, sest me oleme nii erinevad. See, mis mulle sobib, ei pruugi ju sulle sobida, aga kuidagi see avalik esinemine üldiselt, see ei ole ju ainult lava. See on tegelikult me oleme kogu aeg ju inimeste ees. Kui sa teed oma asja, sa lähed oma potentsiaalse kliendi juurde, see ju ka väljendad ennast. See on ju oluline, et see nagu oleks voolav ja selline loomulik ja mis kõik seal veel on. Siis seda Speaking Academy't ma küll julgen soovitada igale ühele. Kas ei ole mitte number 1 hirm inimestel või avalik esinemine? Nii, jah. Või oli mingil number 2 positsioonil? Ma tea, aga see on küll väga kõrgel tõesti. Huvitav, miks te seda... No see ongi, sa lähed sinna, kõigi tähelepanu on sinu peal, see mõjub väga intensiivselt, on ju. Sest et kui sa oled ka kuskil ja keegi nagu jälgib sind, no sulle kõik jälgivad sind mingisuguse pilguga, et nad ootavad nüüd sinult midagi, sest sa pead ju minema, sinu eesmärk on minna ja hakata rääkima seal. Deliverdama midagi. Ja siis kõigil on ja pilgul on nagu siuke üsna tugev võim, on ju. Ja kui neid inimesi on nüüd seal palju, siis see paneb päris suure siukse rõhu vist peale. Sa nüüd kirjeldad seda, mida me seal hetkes kogetakse enamasti. Aga kus see tuleb, see on hästi lihtne. Kui sa vaatad mingit aastast või 1,5 aastast last, kuidas sulle tundub, kui keeruline tal on ennast väljendada? Kas ta püüab ennast tagasi, kas teda kotib midagi, ei arvab, on ju. Lihtsalt teeb suu lahti ja karjub, kui talle midagi ei meeldi. Aga see tuleb ikkagi lapsepõlvest, kasvatusest, kus meil hakatakse ütlema, ole tasa, sina räägid siis, kui kana piisib, kedagi ei huvitas, mis iganes need asjad on. Väga paljudel täiskasvanutel on lapsest põlvest mingi trauma. See võib olla väga lihtne asi, ta läks lavale laulma lasta ja üks põlvik oli lontis, keegi naeris saalis, kõik. Rohkem inimeste ette ei lähe. Ja need tulevad nii sügavalt tegelikult need asjad, et jah, saab teraapiates minna ja neid nagu üles otsida ja lahendada, aga jah, tõesti see Eeriku meetod on nagu selline, mis lihtsalt inimene pannakse niimoodi sinna, nagu sa ütlesid väga õigesti, sinna mulli, sinna vaibi, sa oled 5 päeva seal sees ja lõpuks sa oled nagu võitmatu, võid minna, ma ei tea, sinna Alexela kontserdilavale ja teha oma kõne. Ma olen seda ka kuulnud, et see annab siis inimestele ülisükse tugeva võimenduse, kui nad lõpuks sellest üle tulevad. See on väga enesearengu, see ongi, tema nimetab neid popcornideks, et inimesed hakkavad seal poppima, siis vaata nagu avanema, sest eriti veel eestlased, vaata, kinnised ka ei tahagi rääkida ja või siis osa veel skeptilised ja kus ma nüüd siis tulin, vaatame, kas te saate minust siin midagi välja imeda ja lõpuks on see seltskond nagu täiesti teisel level. Et nad ei usu üldse sellesse, et see koolitus töötab või... Ma hästi üldistan praegu, et ma seda kellegi kohta ei taha öelda, aga tundub see vibe selline, et see on jah,
põnev, et nüüd ma olen seda oma silmaga näinud, ise kogenud ja tõesti, mina nutsin seal 3. päeval, ma tundsin ennast nii halvasti, sest Eestis oli, no see grupp, mis seal korraga õpib, on kuskil 20 midagi inimest, 20 pluss ja eestlasi oli ikka vähe seal, enamus on need, kellel on inglise keel emakeel. See oli kõik inglise keeles siis? Ja, mina saan inglise keelega hakkama ja sa võid laval seal tegelikult kõneleda eesti keeles ka. See ei ole nii oluline, see võid just see kõik olek ja muu on nagu tähtsam kui see sisu ka, aga võib, see ei ole keelatud, kui keegi ennast nii paremini tunneb. Yes. Ja mina saan inglise keelega nagu hakkama, aga mu keel on siuke lihtne. Ma ei tea väga palju selliseid nagu väljendeid ja vaat mis on ürtsitav keel. I come speak to you. What you. Ja siis ma võtsingi seal 3. päeval, sest seal oli selline mingisugune improvoor, kus see oli nii äge asi, ma teadsin, ma teeks seda nii hästi eesti keeles. Ja ma jälle jäin seal mingi sõnadega hätta ja siis kui mul see mõte tuleb, siis mul kiilub veel kinni ka. Ma tegelen sellega, et nagu kui mul ei ole meeles, et mul ei ole väga hea inglise keeles, siis ma räägin väga hästi. Niipea kui see mõte pähe tuleb, siis läheb kohe, oota. Ainult selle mõttega või? Ja see on täitsa pöörane värk. Ja siis ma võtsin seal mikrofoni 3. päeval seal saali ees ja ütlesin, et ma olen jumala õnnetu, et ma tunnen, et see ei ole aus, et ma ei oska nii hästi seda keelt kui teised. Ja siis see koolitaja seletas väga hästi lahti, miks on keeruline, kui see ei ole fluent keeles, et miks on keeruline, kust see tuleb, on see, et ma ei mõtle selles keeles, mida ma räägin. Ehk siis, kui ma räägin inglise keeles ja nii on minul, ma mõtlen eesti keeles, ma tõlgin seda peas inglise keelde ja samal ajal üritan veel rääkida samas tempos kui teised, kes räägivad nagu emakeelt. Et sealt tuleb see. Ja see seletas mulle nii hästi selle lahti. Ja teine asi, mis on aidanud mul seda kohta, sest ma olen ennast selle tõttu väga palju halvasti tundnud elus. Mis asja? Mitte keegi ei saa aru, et minu keel ei ole hea. Minule tundub, et ei ole. Eesti keeles või inglise keeles? Et kui ma nagu kusagil olen ka, ma olen ju see töö ongi olnud rahvusvahelises kontsernis, ikka puutud kokku kas või Läti, Leedu, ikka need on ju inglise keeles on ja siis ma jälle tunnen, et ma ei tea, mul ikka ei ole nii hea ja kui ma seda kellelgi olen rääkinud, siis teevad kõik suured silmad, millest sa räägid? See on mingi asi, mis on lihtsalt minu peas. Ja siis ühe korra oli meil üks sündmus, kus tuli kuidagi see teemaks, mingisugune ring oli ja keegi rääkis seda kogemust, et on nii õnnetu, et on oma ala tippspetsialist Eestis, aga inglise keelt ütles, et üldse ei oska. Ma ei tea, mida see tähendab, aga tema ütles, et üldse ei oska. Ja siis teine külaline küsib, et ma ei tea, ma ei oska jaapani keelt, et ma tunnen ennast selle pärast halvasti, ütles nii. Ja see oli nii vabastav hetk, kui see oli nagu selline see mustri, see sekkumine nagu pattern interrupt on inglise keeles, et see nagu keeras selle, et mul ei ole seda draamat seal enam. Enne ma läksin nagu veitsi eneseoletsusse, et no jälle minu keel ei ole nii hea. Mul tuleb iga kord meelde see, ma ei oska jaapani keelt, aga ma ei ole selle pärast õnnetu. Et vaata, miks ma seda lugu räägin, on see, et kui palju on peas kinni selles, kuidas midagi on. Ja kui me näiteks lähme podcasti tegema ja siis meil on see peas, et äkki ma ei ole ikka nagu, ei sobi saatejuhiks või mida, ei oska või, siis on nii väga raske seda teha. Õnneks ma ei tea, mul on suht savi ja ma olen lihtsalt realistlik selles suhtes, et ma praegu kindlasti ei ole kõige parem saatejuht, aga ma ei tea, mul on suht savi ja selles suhtes ma teegi seda, et areneda ka aga samamoodi on see selline asi, mis sa ka ütlesid, et see on minu jaoks lihtsalt nagu juhtunud. Üldse see kogu asi, kuidas ma rääkisin ka, et tulime sinna sinu saatesse ja siis nägid sealt ja see kõik need külalised ja asjad on nagu justkui iseenesest tulnud, et ma ei tea, siis ju siis tuleb teha, et kui ma siin mõnda episoodi varem olen teinud ka, siis ma ise mõtlen ka, miks ma üldse seda teen, ja siis samas nagu nauditav protsess juhtub. Ongi rõõm on ja tegemise rõõm. See loob rõõm. Siis kui sa küsisid, kas ma kuulan oma episoode, siis ma kuulasin näiteks enda saadet, me tegime mehega niimoodi alguses, et esimene saade oli tema lugu. Mina küsisin, tema rääkis. Ei, siis kui alustasin. Need on täitsa esimesed episoodid. Ja teine episood on siis minu lugu. Tema küsis ja mina rääkisin. Ja siis ma kuulasin seda enda saadet üks päev. Siis kuulasin, et issand, kui hea. Hea või? Jaa. Muidu vahest on nii, vaata, võtad mingid vanu asjad, nii palju on muutunud vahepeal, aga see oli täiega hea, mulle meeldis.
nii et jah, aga kuidas sul see on, sa ütlesid ka, et sa ei valmistu väga palju. Minu kogemus on ka see, et need episoodid siiani, kus ma olen võib-olla kõige vähem valmistunud, on kõige paremini tulnud ja see ongi ka võib-olla selle ootusega vaata seotud, et ei sea mingeid ootusi ja asju. Ja siis üks asi, mis ma panin tähele veel on see, et kui on enne postitamist on siuke kerge hirm, see on võib-olla minu rohkem põhine, siis on, läheb natuke paremini, sest et siis on nagu, võib-olla on siuke mingi kontroversiaalsem asi on sees ja siis, aga see on inimestele meeldib. Võib-olla. jah, sest vaata ka meie vestlus on ka üsna spetsiifiline täna. Me räägime palju podcastist, keda see teema üldse ei huvita, siis tõenäoliselt ei kuulagi või kerib edasi on ja. Aga see on jälle see, et julgus valida, usaldada seda, mis siin praegu tahab luua, sest meil ei ole seda raamistikku ees, et me peame rääkima nendest teemadest kindlasti. Jah, ma ei suudaks ka väga niimoodi teha, et saab ka nii, ma lihtsalt ei tahaks üldse sükest intervjuud teha, et see oleks süke jama, et siin on küsimused, aga mul on küll tegelikult küsimusi ja me jäime selle suhkruvaba asja juurde enne pidama. Ma tahtsin tegelikult uurida, et on sul palju vahepeal. Sipsi. Kuidas sul ajaga? See diivan on väga pehme. Näe, võt see on, et see mulli koht on ja, aga mul on hästi. On. No aga siis, kui keegi soovib, siis nad saavad mulli vahetada. Mulle on palju tegelikult. Nagu, oled omas mullis. Omas mullis ja võib-olla mingi teine mull on parem. Aga see, minu meelest see on kõige parem mull. Ja ma tahtsin uurida selle suhkru vaba kohta. Kas see on mingi uus asi, mis sa oled teinud ja sellest räägitakse praegu minu meelest aina rohkem, kuidas suhkur on paha ja ta tekitab põletikku. Ja ka palju sul aega on? See on väga kirglik teema, ma olen väga kirglikuks selle teemaga. No mida rohkem kirge, pahem täiega. See on minu nurk on võib-olla natuke teine, sest esiteks ma ei ole teaduspõhine kuskilt otsast. Pole kunagi olnud ja ilmselt ei hakka olema ka. Kas see on siis rohkem sinu enda kogemus? Just, selles mõttes ma olen nagu see Sadhguru, vaata, kes on ise targaks saanud, mida see Sadhguru nimi tähendab. Et keegi ei ole seda nii-öelda andnud, vaid kus see tuli see sama Eric Edmeades, kes teeb seda Speaking Academy koolitust, tema on loonud sellise programmi nagu WildFit. Mis asi? WildFit. WildFit, metsik. Metsik fit. Ja see on, lihtsalt võtan kokku, et on 3-kuuline selline toitumisprogramm, aga see ei ole see, et keegi annab sulle menüü ette või kaalud toitu ja ennast või see ei ole üldse teema, vaid see on toitumispsühholoogia. See aitab avada neid tagamaid, miks me üldse sööme, miks inimestel on isud ja sõltuvused ja kõik see. Kas see on mingi bakteritega palju? Ei ole. Seal ei ole nagu mingit seda aga, vaid sa lihtsalt vaatad enda sisse. Psühholoogia, inimpsühholoogia ja seosed toiduga ja väga tuleb sealt välja neid, kus meil on lapsepõlvest mingid seosed, ma ei tea, kuksid põlvekatki, ema andis küpsist ja nüüd täiskasvanuna sööd seda küpsist ja aru ei saa, miks ei saa seda. Aga psühholoogiline rohkem. Jah, et see aitab neid asju nagu näha. Ja pluss seal siis testitakse ka seda, et kuidas on elada mingi periood, näiteks võtame piimatoodetest pausi, võtame mingist muust asjast pausi. Ma tegin selle läbi. Ja ma tegin seda läbi hetkes, kus see oli seesama COVID aeg, kus ma olin terve elu dieeditanud, sest ma olen olnud terve elu oma kehaga rahul olematu. Nüüd ma näen nagu seda, vaatan tagasi, mida äkki mul viga oli nagu mingi ilus noor naine, aga ikka oli 2 kilo üle alati. Ja selleks hetkeks, kui WildFit jõudis minuni, ma olin otsustanud, et nüüd aitab, ma ei tee mitte ühtegi dieeti kassi enam. Aga see tundus nii teistsugune, et siis ma okei, ma annan ühe võimaluse veel. Ja kuna seal mingi periood ma katsetasin ka ilma lisatud suhkruta, see oli täiesti siuke paus ka vahepeal nagu ketoosi osa, kus ei olnud puuvilju ka sees. Et kuidas siis on ennast tunda selle sees, kuidas see psühholoogia järgi tuleb, kui lihtne on seda valida ja kuidas on kehas olla, mis juhtub energiaga, kui palju uni läheb paremaks, see on miljon asja nagu, nii põnev on. Minu mees on selle WildFiti coach praegu ja siis ma näen kõrvalt seda, nüüd küll vähem, aga ma tegin aastaid temaga seda koos, nagu toetasin, siis mida need inimesed siis kogesid ja avastasid, et see on fenomenaalne, kui me teeme oma kehaga nagu sellised inimkatseid nii-öelda heas mõttes. Ja siis sealt, kui see lõppes ära,
siis mul oli tunne, et ma ei taha tagasi minna ja siis ma jäingi kuidagi nii, et nagu suhkrust läksid vabaks ja sa ei tahtnud enam. Ma ei tahtnud tagasi minna. Ma näiteks tänu sellele programmile ma sain kohvist lahti. Ma olin mingi mega kohvihoolik. Ma jõin seda piimaga latet mingi 5 tassi päevas ja ma ei ole 6 aastat varsti kohvi joonud. 6 aastat? Null huvi selle vastu. Kui noorelt sa alustasid kohvi joomist? Ikka ma arvan väga noorelt. No lapsena juba oli viljakohvi ja mis seal oli kõik nõukaajal. Ma ikka terve elu jõin kohvi. Mul on sama ka ja ma siiamaani joon. Ja see ei ole see tahtejõu asi, et ma nüüd hoian ennast eemal, vaid mul on tõesti null huvi. Mulle kohvilõhn väga meeldib. Kohvikus on nii mõnus nõustada. Ja sul on ikkagi nagu kõrge energiatase. Ja. See ei ole üldse sellega seotud. Ei ole, nagu tore müüt lihtsalt. On, aga ütleme, kui inimkeha tasandile minna, siis seal on omad põhjused. Tekib lihtsalt sõltuvus ja siis keha enam ise ei tooda neid selliseid aineid, mis on sind hommikul üles äratavad. Aga see on juba eraldi teema, et mitte teemast kõrvale kalduda. Ja siis ma tegin selle läbi, aga see programm muus eas ka, et siis seda suhkruvaba perioodi seal teha. Selleks oli vaja ju neid silte lugeda poest toidu pealt. Ja siis ma nagu harjusin seda tegema. See on minu jaoks täiesti normaalne ja see tundus väga piirav alguses. Mis mõttes ma nüüd kõike loen ja mis ma siin valin ja midagi ei saa osta, ei saa. Selline kirjeldus oli. Nüüd ma lihtsalt nagu tean, et ma ei taha, mitte et ei saa. Aga ma harjusin sellega ja mingis mõttes mind kandis ka hirm, sest mul oli nii hea olla. Ma tundsin nii hästi, ma kaotasin selle, vabastasin kaalu ka ja ma tundsin nii hästi ennast, et ma ei julgenud ka tagasi minna sinna vanasse, et kaob ära kõik see hea energia. Ja ma kuidagi niimoodi jäin ja ühel hetkel oli see juba loomulik ja siis selle tee käigus, vaat see programm on nagu värav. Lähed sealt läbi ja siis hakkad tegelikult alles avastama, mis elu on ilma selleta, et see ei ole ju ajutine, et ma proovin. Mõne jaoks on, minu jaoks ei olnud. Ja siis ma hakkasin nagu otsima poodidest neid, mida ma siis kasutan. Mis variandid siis on ja see oli kuskil 1,5 aastat hiljem, ma olin Mallorcal reisil ja mul lihtsalt tuli ükskord see mõte seal, et ma vist leidsin sealt jälle mingi lahed asja, ma ei tea, jogurti või midagi ja siis jagaks Facebooki, et või ma teen grupi, teen minu suhkruvaba elu, lihtsalt ma ei tea sõpradele, tuttavatele, et ma hakkan jagama seal neid, mis ma leian, mingid retsepte, me ise kotsetame, teeme ise torte, mis on jamavabad on ja et hakkan vaikselt jagama. Ja mõtlesin, et tuleb 200 inimest sinna aga see oli avatud grupp alguses, nagu igaüks sai sisse tulla ja siis see 200 ja see oli 500 ja 1000 ja... Sa mõtlesid juba, et 200 või? 200 on päris jälle, vaata, sarnane joon selle podcastiga, minu jaoks oli väike number. Ma ei tea, tundus, et nagu selle podcastiga, et ma teen nagu enda jaoks ja sõprade jaoks, sest minu seest tahtis tulla, et suva kuus läheb on ja siis ma tegin selle grupiga ka selle egotripi läbi. Aga see kasvabki suureks. Seal on täna üle 4000 inimesega, ma panin selle uksed kinni. Ma ei ole seal ise enam nii aktiivselt olnud. Müüsid maha selle? Ei, ma isegi pakkusin, mitte müüa, aga ma pakkusin ühele toitumisnõustajale, et kas sa tahad üle võtta, sest ma nagu tunnen seda, ma tahan hoida neid inimesi, kes seal on, sest see on hästi tore on selle grupi fenomen, et ma olen seda teinud kogu aeg üksinda. Mul ei ole olnud seal assistenti ega midagi ja see vibe, millega ma olen seda teinud, on see, et kõik on õiged. Välja arvatud see, et meil lihtsalt ei too sinna suhkrut sisse. Et alla see soovitus, et keegi kirjutab, et ma tegin seda retsepti, ma panin natuke suhkrut. Okei, muidugi pane. Ma ei ütle sulle, et see on vale, aga palun ära siia gruppi seda too. See ei ole selle jaoks. Ja ma olen hoidnud neid inimesi ja päriselt seda ja seal on hea olla. See on hea vibe siiamaani, kuigi see, praegu ma ei ole seal väga aktiivselt toimetanud. Aga see kasvas suureks niimoodi, et mingi suvaline pasteedi postitus läks vairaliks. Ma pildistasin alla mingit vasikamaksa pasteeti, leidsin ilma suhkruta ja lihtsalt mingi, ma ei tea, seal on mingi 200 000 vaatamist nagu. See vist siiamaani kuskil levib. Ja siis hakkas mulle sinna gruppi tulema neid inimesi, kes tegelikult üldse ei saanud aru, kus nad tulid. Ja siis läks see natuke läbuks. Siis olid juba ala seal keegi postitas seal mu enda omadest, et näed, leidsin suhkruvaba, ma ei tea, mingi asja ja siis kirjutab siin alla mingi keegi, et mis see suhkur siis nii halb on, see on mõttetu, vaata, selle isegi ei ole nagu pointine, muidu ma ikka panustasin sinna, et ma hoian ja natuke nagu võib-olla küsin ja et nii-öelda siis kutsun inimesi ka endasse vaatama ja nii, aga see mass nagu, keda tegelikult nagu üldse ei huvitanud, see läks väga suureks ja see panin selle uksed kinni. Energeetilises mõttes ma lõpetasin selle ära, ma saan aru sellega, aga kuna ma praegu kirjutan nüüd seda raamatut siis mul on tunne et see saab uuesti nagu sisse, et ma võtan sellega ka hästi rahulikult, et me ei ole nagu rapsides teinud otsuseid, et paneme need uksed kinni või lahti või lihtsalt praegu on, keegi tahab, võib sinna postitada ja selles mõttes kõik on
seal on see vana sisu on ju kõik alles, noh, laivid Facebook kustutab ära, aga muu on ju kõik alles. Ja siis ja see päris suhkruvaba elu kestis mul 3 aastat, et ma päriselt ei söödnudki ühtegi ampsu. Juhul, kui ma muidugi ei saanud seda kuskilt, kus ma ei tea. See on nagu omaette selline huvitav teekond, sest see eeldab seda, et ma julgen küsida toidukohtades, mis siin sees on, aga mis siin sees on, mis selle asja sees on, mis on selle asja koostisosa. Ja seda tehes mitte niimoodi, et ma oleks mingi ülbe või nõudlik või ma ei tea, mingi pirtsutan seal, vaid alati selle taotlusega, et ma saaksin teada, aga see on väga okei, kui ma ei saa. Noh, teenindajad ka ei tea vahest, mõni on hästi läheb. Ma just mõtlesingi, et kas nad ka üldse teavad ja ega nad sageli ei teagi. Ja kui ollakse nõus minna kööki küsima, kuka käest on väga hästi, aga kui kuskil ei saa, siis ei saa, kõik on alati hästi. Et noh, me oleme näiteks väga sageli tellime, ma ei tea, vahest on vaja siis mingi imelikul ajal süüa, kus ei ole minna kuskile mujale, näiteks peale mingi Olereksi on ja. Siis me oleme võtnud seal lihtsalt nagu purksi, maksame purksi eest, aga me võtame tegelikult lihtsalt salati ja kotleti. That's it on ja. Ja vahel ei tulda sellega kaasa ja ollakse segaduses, et kuidas ma kassast läbi löön ja meil on nii nagu sa pead, aga meile lihtsalt ära seda sai annavad. Ma ei mäleta, kus ma seda, kas seda ka mitte Sadhguru ei rääkinud, kus ta läks, tal oli sama asi. Et ta läks kuskilt ostis mingi vegan burgeri ja ta küsis lihtsalt, et kuulge, et ma tahan lihtsalt seda, ma ei tea, seda, et burger ja ärge seda liha sinna pange, et põhimõtteliselt ainult need sai ja salat ja ma ei tea, võib-olla siis mingi kaste. On sul okei? Jaa, täiega. Vahepeal lihele võid. Ja siis, mis ta nägi, kurat, see ei olnud võib-olla Sadhguru, kes iganes, aga keegi seda tegi ja siis burgeri flippija või seal ütleme, et see oli siis, kus see oli, Hesburger, mida iganes. Ta võtab selle kotleti ja kuna ta on nii harjunud, et see kotlet käib sinna vahele ja keegi nüüd tellis ilma kotletita, siis selle asemel, et see kotlet üldse mitte panna, kotlet läks prügikasti ja siis talle tuli see burger. Aju vaba, vaata. Jaa, et see võib ajada lühisesse küll ja vaata, kui inimesed pole nagu ise ei mõtle selle teema peale, siis juhtub igasuguseid naljakaid asju. Meil oli Norras kuskil ka päris hea restoran oli ja siis küsisime veel kõik ja teenindaja oli hästi ise huvitatud ka, et mis piimatooted ka ei ole meil menüüs, et kuidas te ikka elate ja nii ja ise küsis ja mäletan nii, et see pearoast sai mingi piim ära võetud, kas kaste või midagi sai teha ilma selleta ja siis ta tõi mingi järgmise toidu, kus oli siis ala mingi hapukorka üle lastud. Üldse mitte pahatahtlikult, vaid ta lihtsalt ei mõelnud sellest. Et me rääksime sellest ühest roast, millest ära võtta. Ja siis me ei ole kunagi sellised pirtsutajad või et saadame tagasi või midagi. Kui ma näiteks unustan ise öelda, et me ei taha seda hapukoortsuppi sisse, siis me püüan sealt ümbert ära süüa ja et see on nagu alati selline rahumeelne, sest et see on meie valik. Teised ei pea ju tulema sellega kaasa, kui nad ei ole selleks valmis. Oota, aga mis see siis on? Suhkruvaba? Ma saan aru, et seda, kui on see burger, siis sinna seda saia värki ei tule. Saia ei tule sellepärast, et me ei saa teravilja ka. Teravilja ka ei saa. No see on aus. Aga see on minu enda valik olnud, et ma olen nagu leidnud endal selle kombo, mis on minu kehal hea. Eelkõige on see, kuidas ma tunnen ennast hästi. Aga see lihasööd on ju? Lihasöön täiega. Head mäletsejate liha. Veise ja lamba ja selles mõttes head, et mis on kvaliteetne, nagu nii puhas, kui seda saab. Et jah, liha ja salat ongi nagu selline põhiline. Et, aga millest ma lähtun on see, et mul oleks hea olla ja minu heureka suhkruvabaduse osas olid hambad. Mul on olnud lapsest peale kogu aeg hambasaugud. Iga aasta käid hambaarsti, alati on vaja midagi parandada. Päris väiksest mul juba 12-aastane tõmmati mingi esimene jäävammas kunagi välja. Ja siis sinna juurde käis lugu, mida minu ema rääkis mulle, et sinul on minu kehvad hambad. Ta võib-olla ise seda ei mäleta, aga mina mäletan. Ja ma võtsin selle nagu omaks, et see ongi nii, et mul on kehvad hambad. Ma veel suitsetasin noorena ja nii oligi. Ja siis, kui ma käisin, olin elanud vist, ma ei mäletaks paar aastat äkki suhkruta ja läksin hambaarsti juurde, aga piim oli ka väljas. Põhiasjad, mis kattu teevad hammaste peale, kus need bakterid saavad elada, piim ja suhkur. Alles kuulsin kusjuures, et see katt on ju bakteri
kaka põhimõtteliselt. Kaka jah, võtan ja siis nad veel minnavad seal sees. Et põhimõtteliselt, kui elada niimoodi, et nagu ma olen elanud, et ei ole suhkrut, ei ole piima, ei ole teravilja, siis põhimõtteliselt sa võid unustada hambaid pesta. Mitte midagi ei teki hambaste peale. Ei, ma ikka pesen hambaid, aga põhimõtteliselt on kogu aeg sile. Et kohe, seda on kohe tunda. Meil on nüüd üks jäätis vahepeal menüüs, mis on laktoosivaba piimaga küll. No ja siis ma seda söön, ma tunnen kohe, kuidas suulagi kleebib, hambad kleebivad. Aga vaata, kui iga päev seda sööd, siis ei saagi aru erinevusest. See on ka üks tore asi korraks siia tulles selle Wildfiti juurde tagasi, et kui võtta endale see võimalus, et katsetada, siis saad aru, mis muutub. Ja kui puhtaks lähevad maitsemeeled, oh my god. Kui ma seda päris suhkruvaba elu elasin 3 aastat, siis ma sain nagu milliliitri võtsid mingit pisikest asja, said kohe aru. Ma tean, mis sa räägid ja no ma olen ka ketogeenilist dieeti teinud aga kui palju sa siis praegu täiesti suhkruvaba ei ole? See ei ole nagu keto? Meil see jutt enne kuskile pooleli. Kas sa mäletad kuhu? Ei, no Olerexis tuli burgerit. Ühesõnaga, okei, las siis olla. Et jah, kokkuvõttes siis niimoodi, et lisatud suhkrud on ikkagi aut. See on nagu oluline minu jaoks. Ja ma olen vahepeal katsetanud ja iga kord nagu ühest küljest pettunud maitses, sest kõik see, mis kunagi maitses hästi, nüüd on lihtsalt räigelt läägelt magus. Ja see lugu siia juurde nüüd on see, miks inimestel on see suhkrusõltuvus. On see, et miks meil on igal pool suhkur. Kui sa vähegi hakkad lugema silte, heeringas on suhkur, suitsuvorstis on suhkur. Sõltuvuse jaoks lihtsalt. Just. See mõõdab maitset. Ma olen ka rääkinud oma entusiasmist mingite lihatootjatega, et miks te panete. Siis see ongi üks asi, et see tugevdab maitset ja teine on siis mingi säilivuse teema. Aga hästi kokkuvõtlikult see lugu on selline, et toidutööstus lihtsalt hoiab meid oma lõksus, sest suhkru pidev ületarbimine esiteks tekitab ülesöömist, tekitab neid isusid, millest inimesed ei saa aru, miks need on, siis nad söövad rohkem, siis nad ostavad rohkem, raha läheb rohkem sinna ja sealt saab rohkem raha teine suur tööstus, mis on ravimitööstus. Absoluutselt. See story seal taga. Ei no see on paljude jaoks on siuke konspirassi värk, aga see on, no vaata kui palju praegu tuleb välja igasuguseid kõiki neid lekkeid ja uudiseid ja asju ja niisugused asjad varsti ei ole enam selles suhtes konspirassi ja kui seda natuke nagu analüüsida loogiliselt, siis kui motiiv on ikkagi raha ja kui sa paned äriplaani kokku, kui sa mõtled, kuidas niisuguseid asju rohkem siis inimesed ostaksid, siis sa tahad ikka, kui tekib mingi aken, kus sa saad inimesi rohkem tarbima panna ja sõltuvus, siis seda kasutatakse. Ja tulles tagasi selle suhkruvaba termini juurde, siis ma veel kord tahan, et see oleks hästi selge, et minu puhul tähendab see lisatud suhkrute vaba, siis ma söön ikkagi puuvilju, me maitsestame oma torte tatlitega ja vahtrasiirupiga, me lähtume sellest, et see oleks võimalikult vähe töödeldud, kui millestki on tehtud juba suhkur, siis ta on ikkagi käinud nii palju läbi, et ta on juba see valge pulber. Et see on kuidagi olnud see põhimõte, mis on kandnud. Mul on üks oluline küsimus, aga enne seda, mis on mingid 3 näiteks seda enesetunde vahet, mis sa oled tundnud? Energiatase absoluutselt. Kas tõused hommikul väsinuna või see tõused hommikul... Kas ta on rohkem nagu stabiilsus või on... Stabiilsus on jah ka. See on selline nagu püsiv level stabiilsus. Okay. Et sul on nagu kogu aeg tegelikult kõrge energia. Sest mida see suhkur kehas teeb, on ju, sa tead, tekitab neid veresuhkru kõikumisi, neid piike ja sealt tekib see, kus tekivad need madalseisud. Et seda ma küll praegu kogen hästi isegi siis, kui ma söön mingit, mitte päris puuviljast, aga näiteks see sama vahtrasiirup või tatlid. Et see ongi nagu korraks on hästi hea ja pärast sa oled nagu rohkem väsinud kui enne. Aga see on lihtsalt sellest, et keha nagu püüab siis balansseerida seda veresuhkru suurt kõikumist. Et see, kui sa ütled, sa oled teinud ketogeenset toitumist, siis seal on ju ka see, et tegelikult su veresuhkur on täiesti stabiilne ja siis ei teki neid piike ja siis see ju hoiabki head energiataset. Üks asi, teine ongi see hambalugu. Ma jäin sinna pooleli, et ma läksin siis ükskord hambaarsti juurde, kui ma olin juba elanud suhkruvaba elu ja mul oli vist, kas ma tahtsin krooni panna või midagi, ühesõnaga midagi muud oli ja ütlen siis arstile, et aga vaata siis üle ka, et kas midagi, mingid auke või midagi parandada või ja siis vaatab, ütleb nagu, et ei ole auke ja siis mul läks silm märjaks. Siis ma sain aru, mida ma olin endale teinud. Et see naine, kes eluaeg teadis, et on kehvad hambad, et nad lihtsalt lagunevad.
siis vot ei lagune ja peale seda mul ei ole olnud mitte ühtegi hambauku. Et see oli nagu siuke põhjus-tagajärg selle... väga otsene ja see on üks kõige minu jaoks nagu kõigem, kui sa küsid, mida see on elu muutnud. Huvitav jah, huvitav asi, vaata, tihti mõtlen, et räägitakse energiatase ja ma olen kuulnud, et kus inimesed ütlevad, et nende jaoks on nägemine on nii oluline. Minu jaoks on alati see olnud, et mul on hästi, ikka päris hea nägemine olnud kogu aeg ja ei ole mingit prilli ega midagi vaja. Ja ma olen ka mõelnud, et kui mul nägemine kaoks ära, mul oleks suht suva. Ma olen proovinud ka niimoodi, silmad kinni käia ja siuke tunne, et saaks hakkama küll. Igatahes. Aga mõnele on see nii oluline, et nägemine ja mulle see üldse ei jõua kohale. Samamoodi nagu hammastega ma mõtlen siis, et... Kellegil on ainult väga terved hambad, siis see pole nagu mingi teemagi. Ja siis ongi, siis tulevad inimesed ütlevad, et mul ei oleks suhkrut, see hambad on terved. Ongi, igal ühel on omad asjad, vaata. Kolmas asi, mis ma välja tooks, on see ajuudu. Ma ei tea, kas sa oled seda üldse kogenud selle elustiili juures, mis sul on. Et seda vist väga tihti ei teki, on ju. Et see nagu, ma nagu olen siin ja nagu ei ole ka. Ja mul oli massiivne ajuudu. Nagu magad silmad lahti on ju. Nagu magad silmad lahti on ju. Seda ja tegelikult ma tahtsingi uurida ja ma arvan, et mis kõik selle suhkruga seotud on, kui palju sa sellest Candidast tead? Ja see on absoluutselt minu kogemus. Seenepoiss. Ja see on siis see pärmseen, mis elutseb inimese kehas. Ja nad aina nagistavad neid suhkruid on ju. Ja tema tahab suhkrut ja tema tahab nisu. Nisu ka või? Ja, nisu ka meeldib talle. Et see on esimene asi, mis välja praagitakse, kui sa teed. Et see kontekstiks, see on üks, ma ei tea, kuidas sina seda seletaksid, mina olen kuulnud seda niimoodi, et see on see on kõigil on ju. Nüüd ta ei tohi üle vohada. Ta elab soolestikus, ta elab keele peal ja kõige mul vist on, mul on suht vähe häbi, et ma saan vist... Ma ei tea, kus mul praegu on. Sul on suht puhas keel. Aga on näiteks see sama jäätis, kui ma söön seda, siis on täiesti valge. Ja see ei ole see, et see jäätis seal keele peal, vaid see ongi see katt. See on see katt või? See keele valge või? No see on katt jah, aga ma ei tea sellest väga ära selles mõttes küsima, ei ole meditsiini ja mis ma olen kuulnud lihtsalt, et see on ka nagu see, et kui see keel on valge ja et see on see seen, mis on ka nagu elab. Ma kuskilt kunagi kuulsin, et see on see nagu test. Aga see on küll jaa, absoluutselt. Ja teine asi on lima. Näiteks mul ei ole nohu. Ega mul nagu enne ka väga ei olnud. Või mis selle kohta on? Mis sul tuleb ninasse on ja. Siis immuunsüsteem sama. Ma ei tea ju vaata kust, mul on tegelikult lapsest saadik olnud hästi tugev immuunsus. Ma olen hästi harvaige ja ma ei korja mingeid viiruseid külge ja nii. Mu kõrval võid tatistada ja midagi juhtu on ja. Ja siis, aga see nohu, võtta siukene, kas sa tunned, kas sul on midagi ninas või ei ole? Isegi kui see ei voola. Käib nagu puhtalt läbi ja, või... et see on siis rohkem nagu ma tunnen seotud piimatoodetega, sest mu tütar tarbib laktoosivaba piima, seda meil on kodus neid asju, vahest vahukord, kui ma midagi olen võtnud niimoodi, siis ma tunnen kohe sellest ära, et midagi on ninas. Ei ole nagu hull tatt, aga midagi on, muidu on lõõrid täitsa puhtad. Et võt sellised väiksed asjad, aga need on igaühel võivad olla erinevad. Ja seda saab teada ainult siis, kui sa teed selle katse enda keha peal ära. Oota, see katse on nagu selline, et sa võtadki mingisuguse toidugrupi, jätad selle täiesti ära, vaatad, kuidas keha reageerib, kui sellele suurt reaktsiooni ei olnud, järelikult selle asja on okei. Aga seal on ega see toitumine on terve teadus ja kuidas keha reageerib ja mingid asjad koos, nagu mida on mõistlik koos süüa, mida mitte ja üldiselt ju vaata, kuidas väiksed lapsed söövad, kui palju nad valivad, öeldakse pirtsutab toiduga, aga tegelikult laps lihtsalt ei taha süüa seda, millest ta ei saa aru, mis seal sees on. Ala mingi pläga ja kartulikaste, siis nad ei taha seda süüa, ta sööb parem eraldi. Lihtsalt tänapäeval on ju neid ainult makaron. Jah, okei, see ei ole kõige parem valik võib-olla, aga see on ikkagi üks asi, saad aru, mis on. Siis meie, kui me oleme nüüd söönud täitsa suvaliselt on ja siis me sööme kõike segamini, vaata, mis asjad meil maitsevad, pitsa, mis asjad seal kõik peal on, korraga sööd omal sisse. Muidugi keha läheb errorisse, et nii ongi keeruline nagu aru saada, et mis sobib, mis ei sobi. Aga see toidugruppide kaupa katsetamine on päris lahe idee. Aga tulge Wildfiti selles mõttes, programmis on väga lihtne seda teha, seal on kõik ette öeldud. Oled sa seda neid teste ka teinud või Synlabis ja mis need on? Nagu sa mõtled veretest? Jaa, olen. Sest, et kas need räägivad ka head infot? Jah,
mul on olnud näiteks juhus, kus mul oli tol ajal ma tarbisin rohelist smuutit iga päev päris mitu aastat järjest, siis lihtsalt sai koppi ette jäänud, me ei olegi nagu päris tagasi läinud selle juurde. No seal on mingi spinat, seller, siis on nõges näiteks on ja nõges on ülihea smuuti sees. Paned kevadel praegu noored nõgesed ja teeb selle nagu siukseks nagu karvaseks. Ta hakkab torkima. Ta niimoodi ei torgi, et see on ebamugav või valus. Korjates natuke võib-olla torgib, aga seal smuuti sees ei torgi. Aga tead, ta teeb selle smuuti nagu koredaks, see nagu hari sul läbi nagu ülihea. Ikka torgib? See on teistmoodi, see ei ole torgib, ta on nagu karedus. Ja siis ma jõin seda smuutit ja ma käisin ka väga palju tollel õues, ma üldse armastan palju kõndida ja siis käisin tegemas seda D-vitamiini testi, see oli mingi uus asi, siis tuli alles ja siis nad olid nii imestunud seal kõik, et ma nüüd ei mäleta, mis see number oli. Minu arust meil on see normi alumine osa mingi 75. Minu meelest neid on 2 erinevat skaalat. Ja minul oli siis mingi 125 umbes ja küsiti, et mis vitamiini te võtate, siis ma ei võtnud D-vitamiini, aga see oli päriselt nagu hea. Et kui ma käin ikkagi korra aastas kevadel sellist nagu inventuuri tegemas, ma nüüd just käisin vereproovi tegemas ja täna sain vastused. Kuna mul oli raud vahepeal madal, siis see on jätkuvalt nagu teema, aga muud asjad on küll alati olnud hästi. Ja praegu oli ka... Ma ei ole enne ka haige olnud. Aga ma ei ole enne ka haige olnud, vaata, ma ei saa öelda, et ma olen hullult improvinud seda. Aga kõige tähtsam asi on enesetunne. Kuidas ma tunnen ennast. Ja kui vaba ma olen, et me ei oleks, miks suhkruvaba elu on minu jaoks nii oluline, see lisatud suhkrute vaba just see, et me ei ole see ori, keda see toidutööstus saab nagu kottida ja tõmmata siia-sinna, et ma pean sünnipäevalt torti sööma, ma pean tähistama, ma ei tea, millega on ja jõul ei ole, kui sul ei ole Coca-Colat, munade pühal, sõbrapäev, ma armastan sind, palun võtta, siin on sul karpdiabeeti, teismoodi saa. Et ma ei oleks nende asjade ohver võtta. Et ma siin oleks vaba valima, aga selleks, et ma saan olla vaba, mul on vaja lihtsalt näha neid asju, aru saada, kuidas see käib, kuidas see süsteem toimib. See on päris huvitav perspektiiv, jah, selles, ma arvan, et see võib-olla mind kõnetab ka rohkem see, et sa ei taha olla nagu siuke ori kellegi kontrollitud. Et see on üks siuke taust seal taga. Sest, et sellest suhkru asjast räägitakse päris palju ja seda on tihti, sellega tekib ka siuke sõltuvus, aga on see sõltuvus siuke füüsiline või lihtsalt rohkem mentaalne? Sa mõtled suhkrusõltuvus või? Minu kogemuses ikka, ma võin öelda, et mõlemat oli harjumused hästi, mul oli kombeks nagu peale tööpäeva, ma pidin võtma mingi Snickersi, või mingid kindlad asjad olid, enne koju sõitmist, siis autos sõin seda, ja saad aru, et mis see siis on, kas see on vaimne või füüsiline, kui see vaimsus pole kohal, siis füüsiline sõidab üle ja siis sa lihtsalt tegutsed selle autopiloodi peal. Et hea küsimus, ma arvan, et ma olin üleni seal kõrvadeni sees. Mõlemat pidi. Ja just ülesöömine ja kõik siuksed, et ega mul on toiduga emotsionaalne seos siiani liiga tugev. See on ka veel asi, mida ma siin harutan lahti enda jaoks. Mul on olnud turvatunne toidu küljes, näen nüüd seda, aga ma märkan neid hetki. Mis mõttes turvatunne? Ongi, et toit on nagu turvatunde allikas, et kui sa sööd kõhu kõvasti täis, siis tundub, et on safe. Mingi hästi alateadlik selline. Ma võtan ka sealt Mindvalley'st, kuulasin tead Mindvalley on ju, seal on ka igasugused kursused ja seal seletas ka seda, et miks meil ei ole tänapäeval ei ole harjunud siukse küllusega või et ongi hea eluga, sest et kunagi oligi ja kunagi ka, kui sa kuskil Koopas või ma ei tea, kus siin mammutitega elasid, siis sa peadki ju kõhu täis pugima. Ja ei tea, millal jälle saab. Ei, sa ei teagi, aga nüüd ei ole enam ja siis see tihti on nagu siuke ümberharjumine. Aga see, ma ütlen, see väljend suhkruvaba on üldse väga-väga
seda võib väga mitut moodi mõista ja toidutööstus kasutab seda täiega ära. Et see teadlikkus kasvab, sellest räägitakse, kui sa vaatad täna, mis toidupoodides on, meil on suured sektsioonid suhkruvaba asju, aga seal on vabast asi kaugel, sest seal on suhkru asemel kõiki muud joma. Mis need põhiasjad on? Mingi high starch, corn syrup, see on... maltodekstriin, dextroos. Ja need on isegi hullemad kui mingi peedisuhkur võib öelda küll nii, jah, sellepärast, et seal on veel see kavalus, et vaata, ma ei tea, kas sa tead, toiduaine paki peal on see koostisosade nimekiri, see peab olema nende normide järgi selles järjekorras, mida on kõige rohkem. Ja see lugu tegelikult ajalooliselt, see on ka minuni jõudnud läbi Eeriku, siis alguse sai mingitest maisihelvestest, ma igaks üks brändi ei ütle, kus targad siis toidutööstus avastasid, et suhkur peaks olema esimene, liiga palju on, aga et seda mitte näidata, siis on ju kaval kasutada erinevaid suhkruid, siis on neid kõigi natuke ja siis saab need lahti kirjutada, siis need ei ole kõige esimesed. Et põhimõtteliselt nagu sa vaatad seda listi, minu jaoks esimene asi on see, kui koostisosades sul on mingi pisikene asi, mis on peopesa suurune ja koostisosade list on nii pikk. See juba tekitab küsimusi, et kui palju seal päriselt nagu toitu on, kas on mõtet seda süüa. Ja teine asi on see, et vaata, mis on need suhkrul on mingisugune ligi 100 erinevat nimetust ja ma arvan, neid tuleb muudkui juurde leiutatakse, neid suhkruasendajaid. Ja nendel kõikidel on ju erinevad kõrvaltoimed ja mida siin kasutatakse dieeditööstuses hästi palju, stevia näiteks on ka nagu taimest tehtud, aga ta on ikkagi valge pulber. Tal ei ole kaloreid, aga tegelikult see... Stevia ei ole hea asi. Maguses ja kõik, mina ütle ühega asja kohta, et see on hea või halb. Aga küsimus on selles, miks sa seda sööd. Ja nüüd tulles tagasi selle juurde, miks veel valida suhkruvaba elu, on see, et kas sa valid selle pärast, et sa pead saama magusat. Et seal on mingi seos. Ja siis on ju nii lihtne lollitada ennast, et ma mingi võtta seda steviat, et ma olen tegelikult ikka sõltuvuses, sest ma pean saama magusat. Ma olen ka võtta aga selle asemel, et see nagu lahti harutada, üks käsi ei ole halb. Lihtsalt minust on oluline, et me oleks teadlikult, mida me tarbime ja miks me seda valime. See on teadlik valik. Nagu sa enne küsisid, kas ma enam ei ela päris suhkruvaba elu ja tänaseks ma juba vahepeal valin midagi, kus on suhkrut sees, näiteks seesama. Meil on peres üks jäätis, mis meile meeldib, laktoosivaba jäätis, vähendatud suhkruga, aga suhkur on seal ikkagi sees. Aga ma valin seda teadlikult ja siis ma tean, et kui ma seda söön, siis ma saan aru, et pärast ma tunnen ennast nii ja see on nii ja see on see üks kord, aga see ei ole see, et ma ostan homme jälle ja ülehomme jälle ja siis ma avastan nädala pärast, et ma olen iga päev jäätis söönud, sest ma ilma ei oska. Vaid ma olen vahel nüüd teadlikult valinud, kas või selleks naljaga pooleks, et meelde tuletada endale, miks ma ei taha seda kogu aeg valida. Ja sul üldse sõltuvustega sa ei tunne? Kui ma olen teadlik, siis ei teki. Aga ma tajun, et see on väga kerge tekkima. Et kui sa laseksid, siis see koll tuleks sealt... Kas ta nüüd koll on, aga seda, mida ma ei taha valida. Et eks ta nõuab ikkagi teadlikkust, sest see suhkur on tõesti igal pool. See on igal pool ümber ringi. Kurat, see hullult kuidagi mind ka kõnetab ja tegelikult tahaks ka vabaks saada. Ma ei tea, mis see kõige nagu siuksem, kuidas selles suhtes vabaks saada, et ma ei tea, kas see on siuke harjumus või jah, et kuidas? Esimene asi, ära taha vabaks saada. Lahti sellest. See ei ole soovitus jälle, aga minu kogemus küll, et kui ma vahetan selle, kes tahab hullult midagi muuta või peab saama või vaata, sinna tuleb see push juurde, siis on kohe keeruline, siis hakkab kohe see, ütleme siis suhkrukoll sinu sees tööle, ütleb, kuule, aga võta üks, mis üks sulle teeb, mis iganes sisekõne siin peas kellelgi käib. Aga kui minna nagu sedasi nagu detektiivina uurima, aga okei, ma teen täna niimoodi, et täna näiteks valin niimoodi, et ma üldse suhkrut ei söö, vaatame, kuidas õnnestub. Ja siis olen nagu huviga selle asja juures, ilma selle ootuseta, et nüüd peab olema 100%. Minust kõige hullem asi, mida saab teha endale, kui tahta elus mingit muutust, on öelda, et ma teen seda enam mitte kunagi või nüüd elu lõpuni. Ja see on tahtejõu pealt tegemine ja osadel inimestel on see väga tugev ja see võib kanda aastakümneid. Aga see on ikkagi nagu iga tehne lihas. Me kunagi tea, millal see ära vassib. Ja siis on tavaliselt tagasi kukkumine nagu, viskas tagasi või edasi, aga võib veel olla hullemate tulemustega olla, kui enne oli ülesöömine ja mis kõik on ju.
aga ma arvan, et see aitab kindlasti, et sellest teadlik olla, et kus see üldse tuleb, miks me nagu suhkurt sööme. Ma mõtlesin enne ka, et noh, väike laps ju, et kas tal kui suur roll sa arvad, et siis vanematel on, sest et kas see last nagu naturaalselt tõmbab? Ma mäletan, ma ikka väiksena kõmmutasin ka neid kummikomme ja asju, aga noh, keegi ei keelanud ka otseselt, et kas tuleks nagu lastel keelata ka siukseid asju? Mul ei ole kindlasti vastust sellele, et nii peab olema. Aga näiteks minu lugu on see, et mina kasvasin veel ju siis nõukaajal, siis ei olnudki seda magusat nii palju. Meie peres oli kommikott kapi otsas, mis on minust naljakas. Mina mäletan seda niimoodi, et kommi anti õhtul. Noh, võiks mõelda, et õhtul pesid hambad ära, lähed magama, aga see oli just kui õhtune rituaal ja see käis siis selle järgi. Mul on üks õde ja vend ka, 3 last, et kes oli hea laps, see sai kommi. Ja kogu see foon, mis seal taga on, et magus oli alati nagu limiteeritud. Seda sai erilistel puhkudel. Vaata, kui sa sünnipäevaks said, on ja võitsid mingi võistluse, antišokolaad on ja kõik need. Minul on selline seos ja mina olen väga nagu see sweet selles mõttes nagu olen mul maiasmokk tegelikult. Ma lihtsalt olen teadlikkusega sellest läbi tulnud, et ma nagu ei lase lihtsalt niimoodi hommikust õhtuni kommi, aga ma võiksin seda teha selle ajaloo poolest. Lihtsalt kuidagi, sest see oli nii piiratud ja seda oli nii vähe, et vaata, kui sa nüüd mõtled selle peale, et kui me keelame oma lastel, siis kõik, mis on keelatud, on ju eriti põnev. Ja tänapäeva maailmas nagu kaua nad sul kodus püsivad sul 4 seina vahel, et sa saad kontrollida. Läheb juba kooli, hiljemalt võib-olla juba varem jookseb ringi. Seal 7-sena saab oma taskuraha, ta saab ju ise osta, siis saa kontrollida enam seda. Ja siis mulle tundub, et võib just keelamise puhul juhtuda see, et siis õpetakse just kõike nagu salaja sööma ja täiskasvanudki teevad seda. Aga mis minu arust on ülioluline on see lead, don't push, ehk siis näita, ole ise. Ja see on nii tore, ma oma tütre pealt näen, ta on küll täna 19 juba, aga kui ta oli teismeline, ta hästi protesteeris selle vastu, mis suhkruvaba, mingi jama, mis te siin teete, on ja siis ma märkasin mingi hetk, kus ta ütleb midagi sellist, et vaatab poes ketšupi pudelit, ütleb, siin on suhkur sees, miks see siin on? Et oleks me talle lihtsalt pidanud neid loenguid, et nii ei ole hea ja see, et lastele nagu lihtsalt kõige rohkem me saame olla ise eeskuju ja rääkida, päriselt lahti rääkida need. Ei ole lihtne see põnn ja ta tahab seda kommi ja teised söövad ümber, ma ei tea, kas palju sa oled kokku puutunud väikeste lastega, kui käid kuskil sünnipäeval mängutoas, tuleb koju puhtalt põrguline, nad suhkrust saavad sellise selle tantrumi, sellise energia ülevoo ja siis neil on endal halb ja vanematel ja jonnid ja kõik ja siuke tunne, et ei saagi seda taltsutada, sest see suhkur mõjutab uskumatult palju. Siis tuleb neid kuidagi niimoodi, et enne trenni, nad peavad lihtsalt saama siis selle ära kuidagi kulutada ka. Oluline on ka, millega laps harjub seal, vaat kui ta on pisikene kodus. Ma siiamaani naeran, et jälle täiesti ebateadlikuna kuidagi mul oli oidu pakkuda oma lapsele lillkapsast. Ja ta armastab siiamaani lillkapsast, mida väga paljud lapsed ei söö ja ka mitte täiskasvanud. Pole just esimene valik. Kui laps elab nagu selle sees, et tegelikult see tervislik toit on kogu aeg olemas, tervislik on üldse, ma ei tea, sinna ma ka ei läheks, mida kõike seal all võib mõista, aga see nagu kas või porgandid, snäkiks ja sellised asjad, et ei pea näksima ka seda kommi, et tahad vahepala, võtad siis midagi nagu puuvilja või midagi, et siis neil ei ole võib-olla nii hull see siuke tunne, et nagu koplist välja saanud vasikas, et nad kahmaks kõike on ja vaid nad on juba ise eos teadlikumad, aga muidugi siin on ja sõltub. Ma just mõtlesin, et kuidas siis, ongi see, et see hästi lihtne on võtta mingi siuke valmis toit valida või midagi sellist, aga kuidas, see ongi võib-olla kõige keerulisem osa, kuidas ümber harjuda. Mugavus on ja sest ka valmistoidus, ma ei tea, võib-olla hea praktika on see, kui ei osta siis karbiga valmistoitu, kus sa näed, kus on koostisosad, vaata, mis seal sees on. Ühepäevatoit tundub täiesti süütu toit on ja. Kui sa võtad poes mingi, kus ta on pakendatud, vaata seda koostisosade nimekiri. Kui seal on juba mingid asjad, mida sa ei oska välja lugeda, keel ei paindu, siis on asi kaatlane. Ja eks need ju pannakse sinna eri põhjustel, et osa on säilimise pärast ja osa on värvi pärast ja siis on jälle maitse tugevdajad ja et jah. Siia sellel teemal praegu siis tuleb raamat.
jah, ma jagan selles raamatus oma kogemust, mitte seda teadust nii palju, sest see teadus, ma ütlesin, ma lihtsalt ei ole teadustaustaga ja see ei ole kunagi mu huviga olnud, vaid lihtsalt see, et mida see saab teha ja mis võimalused on. Ma jagan seal natukene retsepte ja siis selliseid soovitusi võib-olla, nii palju, kui ma neid tahan soovituseks nimetada. Kus seda ostma saab? Seda peaks nüüd saama järgmise aasta jaanuarist. Plaan on selline? Ja, plaan on, kirjastusega on käed löödud ja esimesed peatükid juba on kirjutatud ka. Jah, esimesed peatükid on kirjutatud ka. Nii? Okei. Ja ma ütlen julgelt välja selle, sest ma olen otsustanud seda teha. Jah. No nüüd on siuke accountability. Ja, mul on seda vaja ka. Just, et ma hoiaksin ennast joonel. Oled sa kuskil varem seda välja öelnud? Olen ikka rääkinud. Sõpradele tuttavatele. Okay. Et seda uskumust mul ei ole, et sõnad midagi ära või ei, ma lihtsalt teen seda. Et mul oli tõesti, mul on nii suur rõõm olnud, et see kirjastaja ise leidis mind. Mitte nagu võib-olla klassikaliselt esimese raamatuga inimesed käivad ise kirjastuste usse taga, et pakkuda on. Et jah. No ma arvan, et see on igati üllas ja see ongi üleüldse maailm praegu, paljud ütlevad, et on siuksed igasugused muutused toimumas ja vaata meil hakkabki info jõudma, nagu sa rääkisid sellest, et toidutööstus ja ravimitööstus ja kõik need asjad, et mille peale maailm on üldse ehitatud, et ei ole üldse nii ilus, et inimestest hoolitakse ja see, mis reklaamis ette näidatakse, et see on päris, et joo piima ja saad tugevaks, tegelikult on vastupidi, on ju. No kõige pöörasemad on ikka need armastuse väljanäitamised, on ju. Kas või sama sõbrapäev, et meil on üks šokolaadibränd, mis kohe ütleb, et oli Milka. See on üks teine sama tähega, aga kes tahab, siis võib avastada, on ju. Ja siis seda alati sõbrapäeval reklaamitakse, et umbes ma armastan sind. Ja. Siin on sulle kord ja veti. Aga seda tausta seal taga ei ole. See on väga sügav teema, et see on alustades sellest, kuidas nagu üldse öelda ei, kui sa lähed koju, ema on teid sulle mõeldes mingi kuugi või vanaema. Kuidas sa siis ütled, et sa ei söö seda niimoodi, et suhted ei kannata, on ja. Ei, mis seal ikka ütled, et pane see kook tagasi, muidu ma enam ei tule. Või vanaema, ma täiega armastan sind. Seda kooki ma praegu ei vali. On sul olnud? Mul endale niimoodi lähedastega ei ole, sest nad on kuidagi väga hästi võtnud selle omaks. Et ma olen kohanud, ma märkan, et on skepsis vahepeal, et keegi on natuke vaatab niuke, miks sa teed seda? Mis see point on? Ja hästi inimesed ka arvavad, et see on väga piiramine ja toene sina ja hästi tavaline on see, et seda sa ju ei saa süüa. Ja siis ma saan küll, aga ma ei taha. Et jah, sellised lõpetuseks võib-olla veel selle teema juurde, et ühel hetkel ma avastasin, et minust on saanud suhkrupolitsei, sest kui ma läheksin kellegile külla, siis esimese asjana öeldi, oi, oota, mul on need küpsised siin laua peal, ära sina vaata. Siis mul mida hekki mul sellest on, mida sina sööd, vaata. Aga kuidagi tuli selle sama grupi ja sellega, et ma sellest teemast rääkisin, nagu selline image mulle külge, et ma käin ja kontrollin, mida keegi sööb, ma ei ole seda kunagi teinud. Ma olen endal, ma ka lõpetuseks ütlen, et ma olen vahel leidnud et vahepeal siuke valetada on ka täitsa okei, et mõtledki välja mingi, et mul on kõht täis, üldse ei taha või midagi sellist, et muidu ülitüütu on mina ka, kui ma liha ei söö, ja siis kui see hakkab mingiks vestluseks kujunema, ma olen mis ma olen nüüd juba 6 aastat pole liha söönud ja enam seda väga ei ole ja üldiselt ei olegi, aga kui sellest tuleb nagu siuke vestlus, see on minu jaoks siuke igapäevaelu ja siis mõtled mingi, ma ei tea. Kui seal ei ole seda pinnast, kes päriselt huvi tunneks ja mõistaks, siis ei olegi täiesti, ma väga nõustuga, see väike valge vale. Kas või, ma küll usun ka, et iga sõna loob, aga ma tean, et inimesed on kasutanud seda restoranis, et ütleb, et on allergia selle vastu. Siis kindlasti nad ei julge seda toidu sisse panna. Ma ise olen natuke sellega nagu hoian, sellepärast ma tunnen, et kõik loob, et ma seda ei taha enda elu luua ka vaata. Et tekib aga teisest küljest, aga ma ju tean, et mu keha on alati terve. Siis mul ei ole ju üldsegi seda kohta tegelikult. Jah. No vägev. Igatahes siia me oleme jõudnud, millal see podcast oli mõned kuud tagasi ja nüüd oli põnev. Mis sa ise ootad enda elust nüüd
mingid 3 taotlust, mis uue tööga ja raamatuga. Taotlus on väga täppi, sest see on miski, mille jõudu ma väga avastan alles. Okay. Ja see on tõesti imeline, et ma siia tulles ka tegelikult mu põhitaotlus on praegu see, et ma oleksin päriselt olemas kohal, aus, siiras, et nii palju, kui ma saan stalkida sabast kinni, kui tahab tulla mingisugune mask, kui ma püüan näida kuidagi, ikka tuleb neid, et ma oleksin sellega kohal ja ma toon ennast tagasi. Et ma olen mina ise. Ja siis üks mu lemmiktaotlusi praegusel ajal, mis hästi kannab, on see, et kas ma saaksin palun teha seda läbi armastuse. Ükskõik, mida ma teen. Okay. Kas ma saaksin teha seda läbi armastuse. Ja see ei ole see, et ma nüüd küsin ja kohe tuleb, aga see saaksin annab sinna selle nüansi, et ma nagu uurin seda või mängin sellega, et kas ma saaksin, kas nii ka saaks. Tundub, jah, sulle ka vist meeldib katsetada. Ja no kergus on alati hea, mida taotada. Kergus ja rõõm, et ma märkaks, need on alati olemas. Et ei võta elu liiga tõsiselt. Ma hiljuti kuulsin ühte riili, kus keegi ütles, et elu on draama ainult siis, kui sa oled seal sees hästi lähedal. Nii kui astud 2 sammu, mida kaugemale astud, seda naljakamaks muutub. Täpselt. Igatahes suur tänu sulle ja ma päriselt tänulik, et sa sattus niimoodi mina sinna podcasti ja nüüd, et sa tulid siia jagama. Juhuseid ei ole. Jah. Nii et jumalik ajastus. Ma ei tea, mis ajastus, aga aitäh kutsumast. Aitäh, Žiraf, et sa võtsid meile ruumi. Tulist nii minu. Davai. Tänud. Tšau. Tore.